Tere õhtust! Meediakriitika stardib. Stuudios on Sven Sildnik ja Andri Kiige. Ja ärme pikalt aega kuluta, läheme kohe asja juurde. Kõigepealt lühikene sissejuhatus ja sissejuhatusest tahaks paari sõnaga rääkida sellest, et Riigikohus lükkas kõik valimiskaebused tagasi. Seega on siis saanud must-valged paberile, et e-valimistega on meil kõik parimas korjas ja mingeid probleeme ei ole. Probleem on kaebajatega, kes siis need paarkümmend kaebust, mis tehti, ei vastanud nõuetele. Just. Advokaadid ja kaebajad on kirjaoskamatud, võiks otse öelda rumalad inimesed, kes aastast aastasse, kord nii, kord teist, kord kolmandat moodi teevad kõik valesti, kaebavad valesid asju, valel ajal ja üldse selliseid asju, mida nad ei tohiksigi kaevata. Et see on saanud kauniks traditsiooniks kaebusi. Sisuliselt mitte arutada formaalsetel põhjustel, selleks jälle nii. Kohtul on põhjust muidugi olla nördinnud, hea meelega oleks asju arutatud, aga sellist võimalustki ei antud. Lihtsalt nii palju oli formaalseid ja erinevaid selliseid vigu, pisivigu, et ei jäänud võimalust. Seda heitis isegi ette siis Villu Kõve, kes avaldas oma konkureeriva väikese mõtte või kuidas seda siis nimetada ja natukene kritiseeris seal seda, et võib-olla siiski oleks võinud sisulist arutelu pidada nende etteheidete üle. Etteheide ju oli tõsine, et meil ikkagi põhiseadusega võib-olla probleem on. Olenemata selles, kas on või ei ole, kuni me ei ole arutlenud, kuni ülemkohus ei ole arutlenud, seni ei teagi, mida siin on kaks asja, et üks asi me pole arutanud, teine asi me ei ole ka hääli üle lugenud, e-hääli säranis. Et kahtlused ja kõhklused ikkagi süvenevad ja on saanud kinnitust, et asi tõenäoliselt ei ole puhas, sest miks siis ikkagi ei näidata neid hääli ette ja kõiki neid, mis iganes logisid ja asju, mida seal on ju virnade viisi, näidatud on mingit pealmist kihti ja teine asi, kui siis usule rajanev valimine nagu kõike ei veena, kui nad tahavad kaevata, siis need kaebusi ei arutata. Et see, igale terve talupea mõistusega isikule ütleb, et asi ei ole puhas, see asi on kahtlane. Ja kahtlused süvenevad ja paljud kolumnistid alternatiivmeedias kirjutavad seda, et neil on ikkagi väga sügavaid kahtlusi Eesti valitsuse legitiimsuse asjus, et see ei ole enam legitiimne valitsus. Et seda mõtet avaldas üpris selgelt, mitte eriti diplomaatilises kõnepruugis Martin Helme, kes ütles, et see püstitab küsimused Eesti uue Riigikogu koosseisu legitiimsuse osas ja Varro Vooglaid vist oli isegi natukene sirgjoonelisem ja ütles enam-vähem sama asja, aga otse rohkem välja. Ja sellest on Veiko Vihuri kirjutanud ja Veiko Vihuri ja mitmed veel, et see näib olevat nüüd selline kõige mõistlikum järeldus, mis toimuvast võiks teha, et ma ei oska ka midagi targemat selle peale ütelda. Et need on kõik üsna sellised viisakad kokkuvõtted sellest, mis toimus, aga tegelikult võiks kirjeldada seda, mis toimus ka ebaviisakamalt. Ja mina võtan endale selle vabaduse, nimelt siis minule mõjus see Riigikohtu otsus põhimõtteliselt umbes mütsi pähe tõmbamisena. Ehk et üks osa Eesti valijatest, nende esindajad andsid sisse pretensiooni, kus nad juhtisid tähelepanu probleemile, mis neil on. See probleem oli, et nad ei saa hääli üle lugeda ja seetõttu ei ole valimised usaldusväärsed. Selle peale tõmmati neil niimoodi müts lihtsalt silmadele ja öeldi, et puhka jalga, Leo. Sa ei oska ju kaevatagi. Õpi rääkima, õpi nina pühkima ja üleüldse uks on seal piltlikult öeldes. Täpselt nii, et kaunis jõhker käitumine. Mida sellises olukorras nüüd edasi teha, et kõik me tahame olla Eesti Vabariigi kodanikud, me tahame kõik olla oma riigile lojaalsed ja kahtlemata ka oleme, aga kuidas nüüd olla lojaalsed riigile, kes siis, kui sa lähed õigust nõudma, müts peos ütleme, tõmbab sulle mütsi silmile ja ütleb, et välja Leo. No ma ei tea, kuidas nüüd keegi, ma ei kujuta ette, ma ei oska siin head nõu anda. Et eks siis järgmine kord minna jälle uuesti valima, ehk õnnestub paremini. Midagi muud nagu ei oska teha. Järgmistel e-valimistel võiks paremini õnnestuda. Võiks paremini e-hääli anda kuidagi osavamalt. Küsimus on tõenäoliselt puhtalt usus ja see on muutunud usu küsimuseks, kuna e-valimised niikuinii on usu küsimus, siis mida teha, tuleb palvetada. Tuleb palvetada, et tulemus tuleks parem, et e-hääled loetaks kokku kuidagi paremini. Ja uskmatute vastu kindlasti tuleks alustada ususõda ja need kõige uskmatumad tuleriidale saata. No, nagu Trumpi üritatakse nüüd kongi toppida. Tõenäoliselt ma arvan, et siin tuleks ka keegi kongi toppida, et üldse ei tekiks tahtmist neid vigaseid kaebusi kirjutada ja avalikku korda õõnestada sükse vale faktidest kubisevate kaebustega, ütleme nii. No sellised on lood siin maarahva, ütleme Maarjamaa pinnal, et üle lahe
lõppesid just Soomes valimised, seal on lood natukene teised. Nimelt siis põlissoomlased said enam-vähem sama palju hääli või protsente, õigemini siis nende valimistel ja tundub niimoodi, et on liikumas valitsusse pääsemisel kursil, kuivõrd siis Kogomus, kes kui palju ta nüüd ütleme parempoolne või konservatiivne on, aga pigem ikkagi sinna poole kui vasakule on siis valitsust moodustamas ja kes võiksid olla valitsuspartnerid, täpselt täna muidugi ei ole teada, kuid tundub, et ilma põlissoomlasteta seda valitsust teha ei saa, sellepärast et Kogomus on just sotsiaaldemokraadid, vähemalt sotsiaaldemokraatidega valitsuse loomise välistanud ja kuna sotsiaaldemokraatidel ka siis oli ligi 20% hääli, siis on raske ette kujutada, kuidas saaks nüüd valitsus koostada ilma selle teise koha erakonnata. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et sotsid on Soomes samas olukorras nagu meil EKRE, kellega koostöö on välistatud, sest nad ei ole parketikõlbulikud? No päriselt mitte, et pigem oli siin Kogomuse juhi sõnul küsimus selles, et kuna nende valimiste põhiteema oli majandus, siis Kogomus paneb seda majanduse kehva seisu tegelikult paljuski just praegu sotsiaaldemokraatide süüks ja seetõttu lihtsalt mitte, et nad peaksid neid parketikõlbmatuteks, kuid nad ei näe, et nad saaksid sotsiaaldemokraatidega koos ajada vastupidist majanduspoliitikat sellele, mida Soome on viimased 3 aastat viljelenud, nii et pigem on küsimus selles. Ja üleüldse, kui sa küsid parketikõlbulikkuse teemal, siis millegipärast tundub, et Soomes põlissoomlased ei ole millegipärast ära neetud. Ja, ei saa olla. No ei usuks, kui ei näeks, aga millegipärast on. Ja küsimus ei ole selles, et need põlissoomlased ei oleks kuidagi teravalt väljendunud, et keegi, igaüks, kes arvab, et selline terav väljendusviis või siis kujundlik väljendusviis on ainult Helmete pärusmaa, siis ammugi mitte. Omad skandaalid on Soome põlissoomlastel olnud, et tuleb kohe meelde Olli Immonen, kes ütles tolleaegse valitsuse ministrite kohta, see oli siis Sanna Marini valitsuse ministrite kohta, mäletame, mida ütles, kas oli nüüd Helme, kes ütles, et Sanna Marin on peaminister köögitüürukuks või midagi sellist? Ma ei mäletagi täpselt või poemüüja või midagi, mis seal oli? Olli Immonen ütles teistmoodi, et ma ei taha seda päris eesti keeles öelda, siis me saade võetakse maha. Ma võin seda öelda inglise keeles, et ütles, et valitsuse liikmed on assholes. Et nii ütles Olli Immonen, nii et ja tuleb välja, et ikkagi saab minna, et see, kui keegi emotsionaalselt midagi ütleb, Immosel oli selleks ka konkreetne põhjus, sellepärast, et oli siis atentaadikatse ja seda ei uuritud tol hetkel valitsuse liikmete poolt Immose arvates piisavalt innukalt ja oli ta emotsionaalselt sel hetkel agiteeritud ja tõepoolest lipsas lendu ja ei ole ainukene kord, et on erinevaid asju öeldud, et Soome põlissoomlaste kandidaadid on olnud üpris sõnakad mehed. No miks neid vangi ei panda sellise hirmsa vaenukõne peale? No Eestis istuksid nad ammu juba. Oleks asitõendid selged ja kui süüd nad võtaks omaks, juba kogu paugu kaja oleks ammu haihtunud õhku. Ja nii edasi läheb vist see laulusalm, et see on tõesti minule arusaamatu. Me oleme harjunud sellega, et üldiselt rahvuslasi võib mõnitada ja see on hea. Ja see on lubatud, mitte üksnes lubatud, vaid moraalne on mõnitada rahvuslasi, mõnitada konservatiive ja nad tuleb igasugusest võimust kõikide vahenditega eemal hoida. Neid tuleb hukka mõista ja oleks tulnud valjemini öelda tegelikult, et nad ei ole ei valitsusküpsed ega parketikõlbulikud. Kuidas seal Soomes oli? Kas seal tulid ka välja mingid Prigožini suhted või mõni selline sarnane infooperatsioon? Kas seal käis midagi taolist? Mitte midagi, isegi ligilähedaselt selle taolist. Võiks arvata, võib-olla on asi selles, et kogu Soome meedia on konservatiivne, kuid ei. Ka Soomes on sama lugu, mis meil, et ikkagi kõige suuremad väljaanded on üldiselt liberaalsed, Soome kõige suurem väljaanne Helsingi Sanomat, selgelt vasakliberaalne ja nii edasi, et on seal natukene konservatiivset näpu otsaga konservatiivset meediat, siis Aamulehti näiteks võib-olla kõige suurem konservatiivne väljaanne, aga üldiselt on ikkagi ülekaalus vasakliberaalne meedia, kuid probleem on selles, et soomlased millegipärast on selline jonnakas unistus, et nad tahavad, justkui üritavad teha mingit kvaliteet ajakirjandust. No mis asi see on? Ei saa aru, täiesti mõistuse vastane. Ei ole seal sellist isiklikku rünnakute kultuuri nii tugevat ja isegi need skandaalid on olnud. Aga kas nad tõesti ei valeta ka nagu meie omad? Ei, millegipärast ei valeta, tuleb nii välja. Et väga kehv lugu on Soome ajakirjandusega. Ma ei tea, see riik ei püsi kuigi kaua. See langeb putinistide ohvriks lähipäevil, ma julgen ennustada. No midagi sellist on õhus, asi näib halb. Väga halb.
ei tea, kuidas seda seletada, igatahes midagi sellist ei ole olnud tõepoolest Soomes ja seal on olnud omad poliitilised skandaalid, aga Soome poliitilised skandaalid on üldiselt natuke teistsugused, nad on ikkagi kas mingit laadi, eelmise aasta, mis oli eelmise aasta kõige suurem poliitiline skandaal, see oli Sanna Marini Partygate ja Sanna Marini siis rohked probleemid küll tantsimisega, küll ta mitte hööritas, tantsis, ütleme ilusasti, tantsis mingi tundmatu noormehega, küll tantsis tema enda abikaasa mingi tundmatu neiuga, kelleks hiljem osutus Bollywoodi kultuuritegelane, India kultuuritegelane. Et selliseid skandaale on seal olnud, see oli siis suurim ja on ka selliseid skandaale, kus prokuratuur siis algatab mingit laadi viha õhutamise asju, nii nagu oli siis, kas oli Peldo Kangas, üks teine Mauri Peldo Kangas, äkki põlissoomlaste üks teine poliitik või ka Päivi Räsänen, kes ei ole küll põlissoomlane, aga on sellegi poolest usklik ja laiduväärne isik. Et selliseid asju on olnud, kuid millegipärast kokkuvõte on väga halb, et Soomes on puhta natsid, rahvuslased võimule pääsemas ja kuidagi lubatakse neil linnas siis vabalt käia ilma saatjata, tohivad valitsust moodustada, kõik on täiesti teistmoodi kui Eestis. See kõlab uskumatult. See kõlab nagu õudusjutt paljude jaoks. Igatahes, eks siis Eesti rahvas peab ise natukene peeglisse vaatama, kuidas saab olla nii, et meie siin oma pisikeses nurgas oleme niivõrd innovatiivsed ja niivõrd progressiivsed, et me oleme enam-vähem vist ainukene riik, kus selline poliitkultuur ühe viiendiku, kuuendiku Eesti elanike, Eesti valijate ja nende esindajate suhtes on loetud normaalseks, et tohib neid kottida. Igatepidi valitsus üldse võimu teostamisest võib neid kõikide vahenditega eemal hoida, neid võib demoniseerida, neid võib rünnata, see kõik on okei, võib teha kõikvõimalikke avaldada infooperatsioone, põhimõtteliselt kõike võib teha, kõik on lubatud ja mitte ainult lubatud, vaid isegi kiiduväärne. Jumalale meelepärane. No mitte Jumalale meelepärane, aga Sorosele meelepärane. Siis võtame selle kurva loo kokku praegu, siin ei ole põhjust pikemalt peatuda. Rootsi on langenud ja Soome paistab langemas. Aga õnneks on viimane liberalismi kant Euroopas siiski püsimas või vähemalt Skandinaavias. See on Eesti. Liberalismi Vatikan. Liberalismi Vatikan. Loodame, et Soome ja Rootsi ja teised sellised tagurlikud riigid ei vea meid mutta. Aga läheme tänaste teemade juurde ja on siis vahepeal natukene edendatud rahvuskultuuri rahvusringhäälingus, mis selle jaoks ju üles seatud ongi. Saavad nad soliidset raha Eesti riigieelarvelt ja nagu näha, siis on see raha hästi kulutatud. Ja on siis avaldanud selline isik nagu Johannes Saar kunstikriitikat natukene ja on käinud siis vaatamas Jaanus Samma näitust Vaikelud rahvuslikel motiividel. No mis võiks olla sulnim? Mitte miski vist. Väga ilus. Ma saan aru, et see on tarbekunsti näituses muuseumis ja siis põhiliselt on seal eksponeeritud klassikalisi tarbekunsti varamusse kuuluvaid taieseid ja sinna on lisaks siis mõned uudisloomingu nopped sinna sekka. No paraku on siin päris keerulises keeles kirjutatud, nagu me teame ka Sulev Nõmmiku, me oleme seda ühe korra vaadanud ja igaüks võib seda YouTube'ist üle vaadata, et kunstikriitikud räägivad väga keerulises keeles ja kuna mina sellest põrmugi aru ei saanud, mitu korda üritasin ja ikka jäin rumalaks, siis palusin ma endale stuudiosse appi tuntud teise kunstikriitiku, kes kunstikriitikute keelt ja üldse kultuuriinimeste keelt mõistab, Sven Sildniku, alias Kivisildniku ja Kivisildnik aitab ma olen väga pikaaegne teatrikriitik, et kriitikale lähedane isik. Kriitikale lähedane isik, kes suudab lugeda vajadusega kunstikriitikute kirjutisi ehkki suure pingutusega ja püüame täna aru saada natukene. Loodan oma perekonnaliikmete vaimsele abile kunstimaailmas pädevamad, kui mina olen. Nii, ja loodame siis Sveni tõlkele. Nimelt mina siis küsin siin, loen ette mõned lõigud ja Sven saab neid selgitada natukene. Võtame esimese lõigu sellest tekstist. Kristjan Raua, rahvusromantilised illustratsioonid Eesti eeposele. Kalevipoeg oma tuntud eepilistes poosides. On selle popilikult silmakriipiva värvirünnaku taustal taandunud mustade siluettide figuraalseks kompositsiooniks, Nõukogude Liidu monumentaalkunsti valitsevaks žanriks, ent miniatuursena ning pigem sünkjas musta Darth Vaderina, kes kinnitab bassihäälel, et on meie kõigi isa. Sama reaktsioon on vastav. Kogu sellest näitusest kujuneb oidipaalne isatapp. Millest on jutt? See on lihtsalt soga.
ühesõnaga on näha, et autor üritab pisendada ja halvustada rahvuskultuuri, antud juhul siis Kalevipoja väga kuulsaid illustratsioone, näidates neid kui siis ulmefilmi nagu selliseid musti, tumedate jõudude, sellist aiapäkapikku formaadis mingisuguseid taakvadereid. Et see tegelikult ei ole nii, Kalevipoeg ei olnud väike ja ta ei ole ulmefilmis, ta on ikkagi meie rahvuseepose peategelane ja sellisega ongi väga tähtis figuur meie kultuuris, nii Raua kujunduses kui ka Kreutzwaldi tekstis. Saate eel sa tegelikult tõlkisid selle sama lõigu veel lühemasse ja maainimesele ka lihtsalt arusaadavasse keelde. No, üldiselt lihtsalt tegemist on rahvuskultuuri pilastamisega. Mõnitamisega oli see sõna vist nii. Või mõnitamisega, jah. Need on väga, väga sarnased ja väga levinud tegevused meie vasakpoolses kunstikriitikas. No see ei ole kõik, lähme edasi ja siin on näiteks selline lõik, et jah, sovetlik narratiiv, nimelt Nõukogude Liidu rahvamajanduses saavutused, täpsemalt lõssenkismi motiivid on leidnud tee meie rahvuslikesse mustritesse. Tunnistagem, et loosung vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik ei ole jäänud pelgalt paberile. Eestlaste 20. sajandi esemeline kultuur, täpsemalt selle ornamentika, sisaldab asitõendeid stalinistlikest agroutoopiatest. Kuidas sellega lood on, kas sisaldab? Ütleme, mis asi on tehniliselt Eesti siis need rahvamustrid? Need on geomeetrilised ornamendid, ütleme nagu vöökiri või siis kindakirjad, kuhu, mis näeb välja nagu sellised väga vanad arvuti, mingid hästi jämeda piksliga ja mingisugused, põhimõtteliselt punktidest ja väikestest ruudukestest koosnevad ornamendid, täielik kubism ja abstraktne kunst ja sinna mingisuguse Lõssenko ideid kodeerida mingil lihtsalt tehniliselt ei ole võimalik. Seda lihtsalt ei saa teha. Tundub niimoodi, et siin see autor on nüüd tegelikult natukene oma kompetentsist eksinud välja sinu kompetentsi tegelikult, et sina tead ilmselt Lõssenkismist ja Lõssenkost palju rohkem kui antud autor. Ja ma olen selliseid asju isegi nagu põllumajandust õppinud kunagi ja põllumajanduslikke ideid ei saa, ütleme, vöökirjas edasi anda. Seda lihtsalt, või Tõnis Võnt võib vastupidist väita või kunagi midagi taolist, aga jah, ma ei kujuta ette, kuidas isegi kui meil on mõni üksik viljapea, siis see tingimata ei pruugi olla lõssenkism. Põllumajandus kui selline a priori ei ole lõssenkism. Jah, ma tahaksin nüüd näha seda käpikut, kuhu on viljapea sisse kootud kõigepealt ja siis ma olen nõus seda teemat edasi areldama nii lõssenkismi suunas kui kusagile mujale. Nii, siis mõningad nopped veel siit tekstist. Järgneb tsitaat. Põhjust rahvuskriitiliste vägede koondamiseks on. Ja järgneb kohe teine tsitaat otsa. Üle võib libiseda poliitilise rahvuspopulismi praegusest vohamisest Toompeal. Selle ohtlikkus nii rahvuslusele endale kui selle oponendile liberalismile ei vääri enam kirjutamise küünlaid. Kõik on niigi selge. No vohamisest ei ole ju juttugi. Vohamisest ei ole juttugi, on ju ikkagi selline vähemus. Lõssenkismi väljendid kasutades ikaldus. Jah, ikaldus ja nurisünd on, et ikkagi kui mingi asi seal praegu vohab, on see vasakliberalism. Seda küll, aga millegipärast seda vohamist nagu kriitik ei näe, mis vohab. Tema elab oma luuludes ja näeb siis seda, mis nagu vaikselt kärbub. Rahvuspopulismi lõikus on ikkagi läinud seekord täiesti vasakule, ei ole siis. Et ei saa aru, millest kodanik räägib. Ei lähe kokku tõsiasjadega, aga samas tahtmine näha mingit tohutut probleemi on. Mina rohkem ei julge midagi ette lugeda, sellepärast, et siin läksid need repliigid tegelikult nii radikaalseks, et minu julgus lõppes otsa lihtsalt. No ma võin jätkata, minu lemmikkoht on siis selline osundan. Näitab EDTM-i tarbekunsti kogude rahvuslikumaid palgejooni ja nende maha vaikitud sugulustalinismi, natsionalismi, totalitarismi, rassismi ja tugevama õiguse ideoloogiatega. Nii et siis, ütleme, et mingisugune, kui siin nüüd mingisugust ratsionaalset uba otsida ja leida, võib leida, ütleme, et tõesti näiteks Pätsi aegne selline tööeestlus sarnaneb oma vormiloogikalt, ütleme, stalinismi sellise sotsrealistlike põllutöö motiividega. Näiteks, seal on sarnasus. Aga oma aja kunstid ongi sarnased. Ega abstraktsed kunstid ei ole siis erinevad. Kui sa lähed ükskõik Läti või Berliini või Pariisi muuseumitesse ja vaatad 20. sajandi alguse kunsti,
et kõik on täpselt ühesugused. Et see oligi tegelikult stalinistlik aeg ju, stalinistus Moskvas võimul rahulikult. Et oma aja stalinism on igal pool või siuke realism on sarnane ja oma aja abstraktsionism on sarnane. Et sama hästi võib öelda, et kuna kõik planeedid on enam-vähem ümmargused rohkem või vähem, siis nad kõik on ikkagi ahvide planeedi sugulased. See on sarnane loogika. Et see ei vii meid kuskile, aga leida nüüd Eesti mitte rahvakunstis, vaid siis disainis, mis on üldse selline asi, kust on väga raske mingid sõnumid nii nagu leida, siis rassismi näiteks ja stalinismi. See fantaasia on täiesti nagu haige. Ja kui Päts, kes ikkagi siis nagu, kuidas teda nüüd natsionaalsotsialistiks saaks pidada, kui ta ise nagu võitles vapsidega, keda siis sõimati natsideks ka omal ajal. Ei saa aru, seal ikka see teine pool, see progressiivne pool ometigi. Ei saa öelda, et oleks olemas mingisugune vapslik disain Eesti kunstis. Isegi kui vapsid oleksid olnud natsionaalsotsialistid mingil kombel, isegi seda ei oleks. Ei ole. Rohkem ei tahakski sellel peatuda, et tundub niimoodi, et jällegi hea ports maksumaksja raha on libisenud miks see musta auku. See isegi mitte musta, vaid punasesse auku. Et miks me peame, kui palju on neid eestlasi, kes tegelikult hea meelega näevad, et need maksuraha sinna läheb? Täpsustan, et selle oli tegemist ikkagi kirjeldusest oli näha, et see oli ikkagi vikerauku osa sellest rahast vähemalt, et see kõik ei olnud sugugi mitte musta auku. Mitte ühevärviline, kaugelt kõikides vikervärvides. Ohohoo! Ja natukene proovime siin hinge tõmmata sellest kangest kraamist. Läheme veidikene päevakaelsemate asjade juurde. Vahepeal juhtus siis miski. Ma ei julge öelda, mis asi see oli, miski igal juhul juhtus. Ja see põhjustas siis teatavat ažiotaaži Eesti ajakirjanduses ja meie siin sattusime muidugi tävarasse olukorda, kohe selgub miks. Nimelt siis poliitika, tuntud, autoriteetne, Saksamaa vasakväljaanne, mida asukohaga Ameerikas avaldas vahepeal taas järjekordse väärtuudise, et siin mõni nädal tagasi me mäletame, kuidas kirjutati EKRE Prigožini seostest ja kes julgesid seda nimetada infooperatsiooniks, said erinevatelt inimestelt, seal hulgas näiteks Eesti Ekspressi tuntud kultuuriajakirjanik Siim Nestor ja nii edasi, tulda tõrva, kes julgesid seda siis infooperatsiooniks nimetada. Nüüd on siis ilmunud järgne meistriteos ja tegu ei saa olla infooperatsiooniga. Et ma ei mäleta kõiki asju, mida ütles Urmas Oonvald, kui ta üritas õigustada seda esimest lugu igatahes, see peaks kehtima mingil määral ka nüüd selle loo kohta. Aga ütleme, et näib olevat tegemist tavalise poliitiku tootega, nii nagu nad ikka on, mille poolest ta on jälle mingitel hämaratel allikatel, ei ole ju konkreetseid mingisuguseid dokumente, on lihtsalt mingisugused udused allikad. Enne kui analüüsime, ma veel ütleks paari sõnaga ära, millega tegu oli, et üritati seal siis väita, et Eesti mängib rehevappi, andes ära oma vana tehnikat ja küsides uut tasemele, justkui see oleks halb. Ehkki tegelikult täpselt niimoodi, nagu ma aru saan, oligi kokku lepitud, nimelt selles taaste rahastusfondis ja kõik nagu peaks olema ilus. Aga nüüd selgus, et millegipärast ei ole. Miks ei ole? See oli arusaamatu ja nüüd hakkab see kriitika osa pihta, et paljud inimesed, eeskätt sellised inimesed, kes tavaliselt ei ole, keda me ei kuule rääkimas infooperatsioonidest, tegid nüüd ühiselt suu lahti, nagu laulupeol ja hakkasid laulma laulu infooperatsioonist, seda laulu, mida meie oleme tavaliselt laulnud. Ja kõik need argumendid tulid nii sulle, Sven, kui mulle nii tuttavad ette, sest kasutati täpselt seda argumentatsiooni, mida meie alati oleme kasutanud. Ja kas see oli siis põhjendatud või ei olnud? No loomulikult on põhjendatud, sellepärast, et ongi tüüpiline poliitiku udujutt ja valed ja propaganda. Loomulikult on infooperatsioon, mis ta siis veel on, ainult et kui räägiti EKRE-st ja Prigožinist, siis keegi ei märganud seda, aga nüüd järsku paljastati peaaegu, et igas detailis valed ja propaganda. Vaata, siis ei olnud infooperatsioon, see oli esimene. Sinnamaani oli ajakirjandus ja alates sellest loost hakkas poliitikus juhtuma infooperatsioone. Jah, nii on. Nii on. Selle vastu võiks vaielda, sellepärast, et me siin arutlesime ja võrdlesime erinevaid, ütleme, infooperatsiooni tunnusid ja millegipärast kippusid nii selle viimase loo kui EKRE Prigožini loo põhitunnused kokku langema huvitaval kombel. Ja nüüd me saame neid võrrelda, sa juba hakkasid sellega pihta. Isegi on, jah, et need allikad on hämarad
aga samas see on palju ägedam infooperatsioon kui see Prigožini asi, sest see Prigožini lõik oli siis eelmises loos väike osa, aga nüüd ikkagi enam-vähem võib öelda, et see lugu keskendubki Eestile, mitte ei ole seal üks lause ainult, et siin käib ikka täielik turmtuli. Ja siis rünnati ühte erakonda, nüüd rünnatakse, mitte ainult ühte erakonda, teiste seas ühte erakonda, nüüd rünnatakse ikkagi eksklusiivselt ühte riiki. Just. Ja esimene asi, mis sa nimetasid, siis ära ei ole teada allikas, isegi seda, siin saab tuua kaks erinevat argumenti. Esiteks, siis Prigožini skandaali puhul asi, ma hakkan järjest võtma siin, asi baseerus mingil dokumendil, mille allikas oli teadmata. Nüüd isegi enam ei baseeru asi mitte mingil dokumendil, vaid lihtsalt mingisugustel ütlustel. Ja, kes ütles, ei tea. Ei tea, täiesti anonüümne, justkui nagu olekski mingisugune hea ajakirjandustava, et anonüümsetel allikatel, isegi anonüümsete allikate hinnangul baseerumine ajakirjanduses on nagu mingisugune lugupidamist vääriv praktika. Tegelikult on vastupidi. Siis oli sama lugu. Nii. Siis asi baseerus dokument, mida ei avalikustatud, nii praegu enam-vähem sama. Läheb edasi. Puudus igasugune faktiline tõestusmaterjal esitatud väidetele, ehk siis kohati võib öelda, et esitati lihtsalt valesid faktiväiteid. No ja need valesid faktiväiteid on ka nüüd väga usinasti ajakirjandus paljastanud. Täpselt. Ei ole meil Strela tüüpi relvi olnud. Pole kunagi nähtudki. Ei teatagi, mis asjad need üldse on, tuleb sõnaraamatust järgi vaadata. Ja ei soetatud nende asemel ka Stingereid, ka neid meil ei ole. Keegi ei tea, mis asjad need sellised on. Ma küll tean, mis need on, aga ma tean täpselt, et meil neid ei ole. Et meil on terve rida teisi tankitõrje vahendeid, aga Stingereid meil üldiselt minu teada üldse ei ole olnud. Aga nüüd tundub, et selline väike ebatäpsus tekstis on hakanud häirima. On hakanud häirima. et võiks öelda, et ärgem norigem või ärgem muutugem väiklaseks, aga nüüd... Mingid relvi ju anti, olid ju mingid relvad. Olid relvad. No mis tühi asi, mis relvad nad siis täpselt olid? Vaatame veel edasi, et see ei ole kõik eelmisel korral tugineti väga paljus tegelikult süüdistavate vihete puhul spekulatiivsetele hinnangutele ja näed jälle antakse spekulatiivne hinnang, et Eesti justkui üritab ära kasutada, see nagu on ja ei ole ka mingit konkreetset etteheidet, ei ole ju ja ei saagi olla sellepärast, et tegelikult... Raha pole ju keegi saanud, tegelikult ei saa öelda, et sai liiga palju või sai liiga vähe või ei saanud üldse. Siiamaani ei olegi saanud. Veel ei ole saanud ja ka selles on muidugi probleem, tegelikult oligi ju nii kokku lepitud, seega nagu konkreetset etteheidet on keeruline igate pidi teha, aga saab kuidagi mõista anda, et no ikkagi päris okei ei ole. Ja sama lugu oli siis EKRE ja Prigožini juhuga. Ja EKRE ja Prigožini loos oli üks erinevus siiski, et EKRE-le ei pakutudki üldse nagu omapoolset sõna. Teist poolt ei kuulatud ära. Nüüd küll Eesti riigi esindajatelt siis nagu paluti kommentaari, aga ei antud aega selle kommentaari andmiseks. Juba järgmisel päeval lugu. Torgati see lugu nagu kohe lehte. Et selles mõttes teist poolt, et see hea ajakirjandustava, et teine pool ära kuulata on siis kuidagi läinud meelest. Ütleme nii, et formaalselt seda justkui täideti, aga sisuliselt mitte. Selles mõttes tegelikult olid need lood sarnased, et sisuliselt Eesti kommentaari ei kasutatud loos ja tegelikult avaldati lugu ikkagi ühekülgsena. Et see on sarnane. Veel läheb edasi näiteks Prigožini skandaali või Prigožini siis pigem infooperatsiooni puhul oli tuvastatav loost kaks selget osapoolt. Oli tuvastatav selline osapool, mis kandis kahju ja oli, ütleme, mitte otseselt tuvastatav, aga ka järeldatav üsna selgelt see osapool, kes saab sellest infooperatsioonist kasu. Ja sama lugu ka siin poliitiku selle loo puhul. Et on selge osapool, kes saab kahju, see on Eesti riik ja on järeldatav selline osapool, mis ütleme saab mingit kasu, aga me võime oletada, me võime seda siin ka natuke välja öelda servast, et see ei ole eriline saladus, et üldiselt see poliitiku rünnak, keda on kõige rohkem kritiseeritud üldiselt viimasel ajal Ukrainale osutatava abi osas või õigemini mitte osutatava abi osas. Me võime kohe meenutada, kuidas on lugu nende Leopardi tankidega? Mina mäletan uudist, et Saksamaa, siis kui oli veel see naiskaitseminister, neil lubas ligi 2000 tanki. Neil on kaks suurt tankitootjat, üks siis, et laos seisab seal 800, teisel umbes 900 tanki, et me anname need ära. Mina mäletan sellist uudist, aga siis kuidagi vaikis. Ja nüüd me hakkasime täna siin selgitama ja selgub, et on lubatud nüüd jaanuaris anda 14 tanki, mis tõenäoliselt Jens Stoltenbergi sõnul siis toovad sõtta muutuse ja tagavad Ukraina vägede võidu. Muidugi tuleb olla täpne ja öelda, et neid 14 tanki ei ole veel saadetud ja Saksamaa arvab, et need suudetakse tarnida 3
kuu jooksul, mis ei ole ka siis kindel. Tarnitakse siis korraga või ühekaupa? Tõenäoliselt ikkagi ühekaupa. Nii et see muutus siis nagu see sõda kulmineerub niimoodi järjest, jälle tuleb tank, jälle rinne läheb paar kilomeetrit edasi või koguni 10 kilomeetrit. Ma arvan, et Eesti võiks alustada Venemaaga sõda, kui meil oleks 17 tanki. Me võidaksime. Mitte ainult Venemaaga, kõikidega tõenäoliselt maailmas. Võib-olla Hiina jaoks oleks vaja mõni tank veel juurde. Aga 20 tankiga võiks olla päris rahulik. Siis võiks olla ikkagi rahul, jah. Siin läheb veel, neid asju on tegelikult veel paar tükki, mis langevad kokku näiteks, et ajakirjanduslik käsitlus oli seostatav selgelt teatud poliitilise tausta sündmusega, nii oli siis Prigožini infooperatsiooni ajal samal ajal käimas Eestis valimised ja seda ei saa juhuseks pidada, et just vahetult valimisteel leidus selline kirjatükk, mis siis EKRE-t maalis sellise ja teisena, mis langeb omakorda kokku erineva retoorikaga, et EKRE tuleb võimust eemal hoida ja nii edasi. Ja selle foonil loomulikult me nägime selle tulemust siis valimistel, kus Reformierakond tegi oma tegutsemisajaloo rekordi valimistulemuses. Ja sama lugu on siin praegu siis, selles mõttes on sarnane siis, et kooskõla poliitiliste taustasündmustega on ka nüüd selle teise loo puhul, et just sel ajal, kui Eesti on, survestanud erinevaid Lääne-Euroopa riike, kes ei ole nii motiveeritud Ukraina aitamisest, kui oleme meie, ja see on arusaadav, et ongi, riikide huvid on erinevad. Oht Eestile Venemaa poolt on kordades suurem ja vahetum kui näiteks Saksamaale, samas tundub, et Eesti sõltuvus Saksamaast, olgu siis jutuks energia või ka muud asjad, on väiksem kui Saksamaal. On selge, et Saksamaa on kummi venitanud ja mitte vähe. Ja on selge, kui me nüüd vaatame, et kellele toob selline rünnak Eesti suunas hetkel kahju, anonüümsest allikast nii edasi, mida me oleme kõik rääkinud, see on Eesti ja kellele ta kõige rohkem kasu toob, on need, kes siis on vähe aidanud seni ja üritavad 14 tanki tarnida 3 kuu jooksul. Ja kui vaadata veidi suuremat pilti, siis toob see kahju Ukrainale, kes ei saa relvi. Ütleme, et Eesti on siis selline suur eestkõneleja, näete, vaadake, kui palju meie aitame, meie SKT-st on see protsent nii suur, vaadake, mis me kõik oleme andnud. Ja loomulikult Venemaa on ju siis see, kes saab kahju, sest suured riigid ei anna relvi Ukrainale. No Venemaa saab kasu siis ikka. Ja Venemaa saab kahju ja Ukraina saab kahju. Ühesõnaga, et poliitiku praegu näeme, töötab Venemaa huvides ja Ukraina vastu. Täpselt, häbistades Eestit, kes on siis suur Ukraina aitamise eestvõitleja, eestkõneleja ja ka suur abistaja. Jättes meist muljet siis, kui lurjustest, kes annavad mingisugust jama ära ja tahavad ise siis hirmus palju raha selle eest saada. Et selles mõttes veri venelaste veskile. Täpselt nii. Ega siin ei oskagi midagi, võtame selle asja kuidagi kokku, et mida arvata, jubeks seakisa puhkes muidugi selle teemal Eesti meedias, igal pool vaatame siin mingeid pealkirju, mida kirjutas siis Postimees, poliitiku eksis ajakirjanduse põhitõdede vastu ja näitas Eestit ühepoolselt. No see on küll hirmus lugu, sellist asja ei ole ajakirjanduses enne nähtud, ei Postimehes ega Delfis. Ei, isegi ERR-is ei ole olnud sellist asja. Jah, poliitiku, eurosaadikud tahavad rahurahastu üle tugevamat järelevalvet, no see on küll tõsine jutt muidugi. Et see on siis see, et nagu seal seni ei oleks mingit järelevalvet olnud, et raha toodi ühte kohta kokku inimeste poolt, pandi maha ja see on seal nüüd siis vedelenud senimaani, kuni Eesti hakkas sirutama oma näppe. Ja kedagi nagu ei huvita see raha, mis Ukrainasse jõuab, et mis järelevalve selle raha üle on. See on täitsa okei. Seal vasakul ei lähe ju sentigi. Seal on päriselt järelevalve probleem, et siin on selge, et rahurahastu üle on järelevalve enam kui piisav. Raha pole ju antud. Ja raha pole antud, mis järelevalvest me räägime. Veel, oli siis fantastiline lugu muidugi Eesti Päevalehes. Päevalehes suudab vahel ikkagi ületada kõiki tegelikult ja toota ikkagi selliseid asju, mis panevad lihtsalt sõrmedega meele kohta masseerima. Nimelt siis Päevaleht jõudis järeldusele, et põhjuseks on kadedus. Kadedus Eesti julguse osas ja on loomulik, et sellisele loole jätaks alla kirjutamata, sellepärast, et kes söandaks oma nime sellisele mõtteavaldusele päriselt alla kirjutada, inimene, siis päris inimene. Aga niimoodi mingit sellist juttu on siis püütud siin narratiivi koostada, et jämedas joones on tegemist muidugi rumalusega, mis on veider ja me saame aru tegelikult. Eesti Päevaleht on delikaatses olukorras, ühtepidi on poliitiku nende koostööpartner ja teistpidi nüüd ajavad Putini asja. Kelle poole asuda, kuidas nagu nüüd sellest olukorrast välja tulla. Seda enam, et EPL ise on jõuliselt lobistanud kogu aeg poliitikud kui kõige tõsisemalt võetavad allikad. Nad ju kuuluvad ühte samasse võrgustikku. Väga piinlik olukord.
jah, nii et delikaatne olukord. Mina arvan, et oleks ikkagi otsustavalt öelda lahti. No nüüd on siis selgunud, et tegemist ei ole väärika ajakirjaga just ja võtta ka kõik eelmised asjad, mis on siis avaldatud näiteks Päevalehes ja kommenteerida need üle nüüd sellise värske analüüsiva pilguga, mis ei olegi nii üle jõu käiv, nagu selgub. Saite ühe artikli ära analüüsida, üritage ka teisi analüüsida, sellest võib midagi tulla. Kutsume üles Eesti Päevalehte mõistma poliitiku hukka. Jah, üksmeelselt. Ja mis need sõnadel olid üksmeelselt ja üheselt mõistetavalt. Ja. Ilma halastuseta. Aga läheme meie tasapisi edasi ja mis veel on juhtunud vahepeal Eesti Päevalehe veergudel on see, et Tuuli Jõesaar, kes on spetsiifiline autor ja ikka on ta teretulnud aeg-ajalt ka meie saatesse, kus me alati saame tänuväärset materjali, kui ta võtab midagi kirjutada, on nüüd siis jälle maha saanud ühe kirjatükiga. Nimelt on ta avaldanud loo Kose gümnaasium kutsus lastele esinema ebateaduse propageerija. Jutt on siis Andero Pebrest, kes kutsuti Kose gümnaasiumisse rääkima, vist oli digimaailma ohtudest, nii et võiks küsida, et mis puutub siia ebateaduse propageerimine. Digimaailm on olemas, ohtlik ta on. Nutidementsus on reaalselt olemasolev haigus, mis lõhub inimeste aju. Kõik vastab tõele. Aga milles siis on probleem, et püüdsime siin nüüd aru saada, mida usub. Ma saan aru, et Andero Pebre isegi ei tea, kas ta usub midagi, et see nüüd on Tuuli Jõesaare selline fantaasia looming, et tegelikult tuleb välja, nagu ta ise kirjutab siin, et endise jalgpalluri Andero Pebre, kel on maavälised huvid. Nii, see on juba teistsugune etteheide kui see, et ta propageerib. Kas kliimahuvi on maine või taevane huvi? Ta on ikkagi juba maaväline, et see on ikkagi minu meelest ka, et mullas, käsipidi mullas seda asja ei aeta, see on ikkagi pilvede poole. Lähme veelgi rohkem maalt välja. Kuidas on lugu, nagu sa ise juhtisid tähelepanu saate eel erinevate kristlastega, luterlased, katoliiklased, kõik tegelevad maaväliste küsimustega. Ja täiesti ebateaduslikult. Mina olen õppinud teaduslikku ateismi ülikoolis või isegi 2 ülikoolis ja omal ajal õpetati, see on ebateaduslik maailmavaade. Religioon on ebateaduslik maailmavaade, rääkigu siis paavst immigrantidest mida tahes. Tema jutt põhineb ebateaduslikul maailmavaatel. Ja nii ka meie peapiiskopil. Ebateadlane. Nii, et heidetakse siis seda ebateadust Andero, mis tema ebateadus ei ole küll täpselt sama, kui tal on natukene teistsugune ebateadus, aga see, peab ütlema, et see ebateadus on ka suhteliselt vana, et meil on täna 2023 ja mida siis Tuuli Jõesaar ette heidab Andero Pebrele on 2015. aastal Eesti Ekspressile. Ma saan aru, et tegemist oli siis võib-olla 20. eluaastate alguses noore inimesega, kes rääkis Eesti Ekspressile, no ja rääkis siin natukene juttu, mis ütleme meenutab natukene vandenõuteooriaid ja ei pruugi olla tingimata tõesti mingi teaduslik jutt, aga nüüd on siis... Ühesõnaga ta rääkis midagi tulnukatest. Ja. Aga tulnukate kohta on avaldanud ju materjale ka näiteks Ameerika valitsus. Näiteks UFO-de kohta on materjali avaldatud ja need materjalid ütlevad, et on selliseid asju nähtud, et nad on olemas. Ja minust isegi viimases, suhteliselt hiljuti tuli üks posu materjali, millele keegi enam tähelepanu ei päranud, ütles, et osa nendest lendavad taldrikute moodi objektidest on meie omad. Ühesõnaga Ameerika valitsuse projektid. Nii, et kui ebateadlik see UFO inimene, siis ma muidugi ei tea täpselt, mida ta seal rääkis, mis tema kosmilised nagu väited võisid olla. On seal üldse vahet selles mõttes, et inimene läks ju rääkima digimaailma ohtudest, et see, mida ta 2015. aastal ütles, olenemata sellest, ega ju lõpuni ei tea, miks ta seda ütleks, see ei olnud usutunnistus, et ta ei langenud põlvili, ei vandunud kõikide jumala keeli, kõikide pühakute nimel, et see, mida ta räägib, on sulatõsi ja lööda, kui ta risti. Et võib-olla inimene tegi nalja, võib-olla ajas lihtsalt lolli loba, võib-olla ongi rumal inimene, vahet ei ole, aga võib-olla ei ole rumal inimene, võib-olla lihtsalt eksperimenteeris. Teadus ei ole tõestanud, et tulnukaid ei ole olemas või et neid ei saa olemas olla. Universum on väga suur. Seal on väga palju planeete, tähesüsteeme, galaktikaid isegi on miljardeid, ma oletan. No seal on hullumeelselt palju võimalusi, et kuskil võis tekkida elu, muutuda intelligentseks ja näiteks lennata kuskile mujale, näiteks siia. Tegelikult selle valdkonna vastu huvi tundmine ei tähenda, et ollakse vandenõuteoreetik.
ja see, et kosmoses võib tekkida elu, üks elu on tekkinud planeedil Maa vähemasti, nii et selline pretsedent on olemas, et ei saa välistada, et midagi taolist on näiteks lõpututes galaktikates veel kuskil kunagi tekkinud. Et minu meelest see isegi ei tundu väga ebateaduslik see asi, et tulnukad on olemas ja võib-olla teevad siis midagi, mis on tehnoloogiliselt väga kõrgel tasemel meiega võrreldes. Minu jaoks on üle mõistuse täiesti, et mingi ajakirjanik lihtsalt ükshaaval guugeldab mingeid inimesi selleks, et leida nende elust mingisugune välja öeldud lause, mis siis ajakirjaniku meelest on ebateaduslik, just kui see oleks mingi tohutu patt, isegi kui see oleks ebateaduslik. Minu meelest on marksism ka ebateaduslik. Täpselt nii. Sest praktikas ei ole õnnestunud ühtegi marksistlikku riiki tööle panna. Ja meil on terve rida poliitikuid ja riigijuhte, kes on seda marksistlikku jampsi ajanud, ebateadust on ajanud aastate kaupa. Mõni on õpetanud ülikoolis seda teistelegi. Ja kõik see on nagu selles mõttes jabur, et nüüd kutsutakse, selle peale ma saan aru, on siis ajakirjanik helistanud ka Kose gümnaasiumisse ja teinud sellest asjast probleemi ja teinud seda nii veenvalt, et Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar on seal pannud käe südamele, öelnud, et tema ei teadnud Pebre taustast. Ma ei tea, mis taustast on siin jutt, kui Kosmos on inimesel taustaks tähed, planeedid. 2015 inimene ütles midagi, mis on ebateaduslik. Tule taevas appi, kui kaugele võib minna selle tühistamiskultuuriga, et see on ikkagi... Kunagi räägiti, et maskid aitavad viiruse vastu, nüüd on siis selgunud kohtus, et just nagu ei aita. Ei ole teadus ikkagi, kui palju neid maskikloune oli, kes meil seda juttu ajasid. Ja ma arvan, et mitte keegi ei ole neid koolidest vallandanud ega riigi ametitest. Lihtsalt, ma ei saa aru sellest Tuuli Jõesaarest, et mis rahulduse see annab, millist avalikku huvi teenib see, kui see ükshaaval nõuad põhimõtteliselt mingite inimeste välja lõikamist professionaalsest erialasest tööst ja elust ja helistad mingisuguseid erinevaid institutsioone, kes on neile andnud täiesti asjakohast tööd. Mitte lasknud kommenteerida neile tulnud krasside teemal või midagi, vaid inimene on käinud lihtsalt, mõni teine on juuksur, ta läks lõikas juukseid ja nüüd helistatakse talle järgmisel päeval, tere, mina olen Tuuli Jõesaar. Kas te teate, et te võtsite tööle juuksuri, kes 2013. aastal rääkis, et ufod on olemas, propageeris ebateadust, kas te teadsite tema tausta? Vahes mingit vika ja nõia juttu, loitsis kuskil. Rääkis, ma ei tea, Vigala sassist näiteks, täielik ebateadus, no mitte täielik. Vigala sassi tegelikult doktorikraadi teadlane, aga ikkagi. Ütleme siis, Kaika Lainel ei olnud doktorikraad, ehkki paljud inimesed ütlevad, et said abi temalt. Et kui kaugele see asi läheb, et see on ammu läinud liiga kaugele, aga jätkub. Võtta, kas nõelravi on üldse teaduslik? Kindlasti mitte, see on vana Hiina meditsiin, see on ebateadus, sama libateadus, mida meil müüakse, millest me rääksime eelmises saates, sipelgapuu koor, nõelravi, mis seal veel on? Ma isegi homeopaatiast ma ei julge rääkida. Räägime küüslaugust ja sidrunist ja ingverist. Sven, libateadus. Õudne. Jah, ma mäletan, kui see pandeemia jutt oli, siis ju vitamiinid ei pidanud kuidagi tervisele head enam olema. Enne seda oli tead, siis oli pandeemia ja vitamiinist ei olnud mitte midagi kasu. See isegi mitte ei olnud kasu, vaid oli ka libateadus, et muidugi anerasv ja C-vitamiin, see oli nagu kõige nõmedamad asjad üldse, mis saavad olla. Jube värk. Õudne, et ei tea, mis saab. No igatahes... Ühesõnaga, ega sellest ei oleks midagi arva, kui inimesed sellise rõveda ebateaduse vastu võitleksid. No näiteks on meil ju väga levinud ebateaduslik seisukoht, et kui näiteks väiksel lapsel nagu munad maha kaksata, siis saab temast naine. Teilt ei saa, temast saab kastreeritud mees. See on nüüd ebateaduse teadus, see on teaduse? Seda, minu meelest on see ebateadus. See ei ole väide, sest... Aga Tuuli Jõesaart ei ole näinud seda. On suurepärane uurimismaterjal, need on nii palju juhtumeid, kus praegu kaksatakse maha lihtsalt. Lõigatakse naiste rahvalde rinnad ära ja öeldakse, nüüd ta on mees. Selline teadus. Seda ei Tuuli Jõesaar ei kritiseeri, see on okei. On. Ja seda ei näe keegi ei näe ebateadust. See karjub silma sulle peaaegu iga päev. Kliimateadus. Neid klounaade on ju lõputult. See meenutab mulle lihtsalt hetkel seda Oskar Lutsu kevade filmis seda kus ebateadus niimoodi akna taga. Oi. Ega siin muud ei ole, kui jääme ootame järgmist nädalat, mil ilmselt tühistatakse mõni järgmine ebateaduse propageerijad. Inimestel ilmselt on ilmselgelt vähe ideid, millest lugusid kirjutada. Tundub niimoodi, et seal ma ei oska küll midagi muud loogilist seal taga näha.
kui seal ei ole mingid isiklikud suhted, et keegi on mingi vastik tüüp on kuskil esinema läinud, peaks talle mingit käru keerama. Ma ei arva, et see isegi nii on. Ma arvan, et see on lihtsalt nagu materjali puudus. Päevast päeva teha lugusid, ideed on otsas, mõtted on otsas, tuleb välja imeda ükskõik millest, ükskõik mingi intriig. Aga minul on siin tajutav ka selline moraalimõõde või mingi seos moraaliga. See tingimata ei tähenda, et see seos on mõistlik ja ratsionaalne, aga ta meenutab mulle pigem erinevaid, näiteks ohvrid Molokile või Baalile. Midagi sellist, kus pidevalt selline teatud liigi ebaus, kus mindi alguses võib-olla, pigem isegi mitte alguses, vaid pidevalt ikkagi pandi sinna Baali ohvrialtarile või Moloki ohvrialtarile erinevate mõistlik, aga vähem hinnaliste panuste kõrval ka vastsündinud lapsukesi, inimlapsukesi ja ohverdati neid pidevalt selleks, et mitte jumala eest tõmmata kõrgemate võimude viha enda peale. Mulle natukene meenutab see tegelikult sellist samasugust kvaasireligiooni ohverdust, et pidevalt on vaja keegi risti lüüa, rünnata ja selleks ilmselt, et näidata ise, et ohverdaja või ohverdajad on moraalsed, et nemad seisavad väljaspool kahtlust. No samas jälle, kuidas nüüd nagu UFO inimene, kui see nüüd on ikka UFO inimene, kellest me räägime, et miks siis UFO inimese vastu võidelda vahepeal, kui need Ameerikas olid need Hiina õhupallid, siis ju ka kõrge sõjaväelane keegi käis välja, aga need võisid ju olla ka umbes nagu mingid tulnukavärgid seal. Aga mina ei tea, ütles muidugi sõjaväend, küsigi luure käest järgi, nemad teavad neid tulnukasju paremini. Aga Molokile ei viidud ju ka mitte mingisuguse spetsiifilisi lapsi, või tegelikult üsnagi ükskõik, missugune laps oli peas, et ta lihtsalt oli hing või võib-olla oli kuulus mingise kasti. Või? Väga sagel ikka pidid olema kvaliteetsed ohvrid. Isegi kvaliteetseid otsiti. Ma arvan, et seal jumalale mingid praakelukad, mingid poolvigast lojust pakkuda, sellest tuleb välguga vastu pead, nii et koliseb. Jõesaar on eksinud natukene ja võib karta. Ja ma arvan küll, et ta nüüd selle jama ees saab ta nii, et suled sahisevad. Ja tõepoolest ka selles on ju tegelikult mingi loogika, et kui sa lähed ja viid Molokil, ütleme Kaja Kallast natukene sagedamini, kas või olgu siis jutt meedia Molokist, siis see mingis mõttes on tegelikult moraalsem, on rohkem tõenäosusi, et sinu ohver leiab hindamist. Kui sa lähed ohverdad Andero Pebret, kui see ei teinud mitte kellelegi kurja, läks ja rahulikult rääkis seal nurgataguses Kose gümnaasiumis digimaailma ohtudest, mitte keegi ei teadnud seda senimaani, kuni sellest tegi probleemi Tuuli Jõesaar. Kusjuures need digiohud on olemas ja võib-olla ta päästis mõne inimese tervise või aitas mõne pahe vastu võidelda. Eks sellega ilmselt Tuuli Jõesaar ennast lohutabki, see annab väärindab mingilgi määral seda ohvrit, mille ta tõi. Oi, julged ajakirjanikud, lähme edasi. Sellepärast, et mõned teemad meid veel täna ootavad ja vahele siis selline pisikene, kergem uudis, sõjapäevik, me ikkagi aeg-ajalt armastame sirvida erinevate, kuidas neid nimetada, propagandat. Tahaks öelda blogijad, kogu aeg lipsab propaganda sisse, sõjablogijad kirjutavad loomingud ja sa oled vaadanud, sa oled jälginud seda rindejoone, ütleme, muutumist. Kui palju seal juhtub asju? No ütleme, ma olen nendest blogijatest viimasel ajal küll hakanud eemal hoidma, sest see kuidagi väsitav ja selline tundub ka ilmselgelt nagu olevat liiga palju valesid. Aga ma vaatan seda, mida sõdur, kirjanik ja Riigikogu ja Kunnas teeb neid saateid, neid on võib-olla paar korda kuus, aga ta näitab alati kaarti ja kaarti peal on näha, kas rinne liigub kuskile poole või ei liigu ja kus toimub tegevus. On küll praegu näha, et tegevus toimub seal Bahmuti ja veel ühe enam-vähem ka nagu üks linn, kelle nimi mulle meenu, mida seal üritatakse ümber piirata, aga ei ole veel õnnestunud ja tegelikult rinne püsib juba kaua paigal, et tegelikult ei juhtu ju mitte midagi ja rääkida ei olegi millestki. Aga kui väga tahaks, mis siis teha? Et vaatad kaarti, kõik on vaikne, sellest võib kirjutada romaani Läänerindel muutuseta, keegi sai surma kindlasti ja palju inimesi saab seal surma, aga pilt ei muutu. No kohe me nüüd näeme seda, mis juhtub siis, kui tegelikult ei muutu mitte midagi. Läänerindel on tegelikult muutusteta, aga inimene ometi tunneb vajadust edastada vähemalt teha kaks statementi. Iga kord, kui ta avaldab mingi teksti, esiteks kiruda kuidagi Venemaad näidata, et Venemaal on asjad sõjas väga halvasti ja samas siis kuidagi kiita Ukrainat, mitte et see tingimata oleks vale idee poolest, kui inimene tahab Ukrainat tunnustada, kuidagi on see tore, aga meil on siin tegemist peaaegu uudisega ja uudisele kehtivad hoopis teistsugused nõuded, et siin sellist eneseabi asja ei sobi teha, küll aga sobib faktidel põhineda ja edastada päriselt siis asjaolusid, mis kas juhtuvad või kui need ei juhtu, siis ei ole ka midagi rääkida. Ise neid välja mõelda ei ole ilus ja
ammugi ei ole ilus või noh, sama vähe on ilus siis jagada hinnanguid, mis on luuletatud kokku mingist õhust ja sulalumest ja ma ei tea millest. Ja siin siis nüüd näide, kuidas selline asi välja näeb. Nimelt kirjutab, antud juhul on siis meil Rain Pruul, üks paljudest, neid on veel terve hulk, aga jah, Rain Pruul võib-olla natukene vähem tuntud ja väidab tema, et Putin on teinud ootamatu ülestunnistuse. Väga põnev. Kindlasti sa põled, et teada saada, mis on see ootamatu. No, mis ta tegi nende lastega, mis ta ära küüditas, ma tahan teada, mis ta nende lastega tegi. Kahjuks ei ole sellest juttu siin, hoopis teistsugune jutt on. Ja väidab siis Rain Pruul, et enam kui aasta on Putin avalikult rõhutanud, kuidas kehtestatud sanktsioonid kahjustavad ainult lääneriiki endid. No üldiselt sellist jutud on ta rääkinud. Juba mullu suvel väitis ta sanktsioonidele viidates, et lääne majanduslik välksõda Venemaa vastu kukkus läbi ning kutsus selle asemel esile lääne majanduse mandumise. Seda võib pidada liialduseks, aga see üldine sentiment, ütleme nii, et on tõele lähemal kui valele, sellepärast et on tõsi, et Venemaa majandus ei ole kokku kukkunud, on tõsi, et isegi need sanktsioonide mõjud hetkel lääneriikidel on kordades suuremad kui Venemaal, sellepärast Saksamaa tööstus on raskustes ilmselgelt. Ja me ei pea kaugelt otsima, et ka meie enda, sinu ja minu rahakotis on siin raha põlenud vahepeal ikkagi enam-vähem 20%, eks ole, kuus ja inflatsioon on meil oluliselt kõrgem kui Venemaal ja on seda ka kogu aeg olnud, nii et pigem on kahjuks, meile see ei meeldi, aga kahjuks see hoopis niipidi ja Putinil siis pigem on olnud õigus. Nüüd on siis Putin väitnud, et Venemaa majandus on alates eelmist juunist kasvanud ja nii edasi, aga mida siis kirjutab Pruul, näib, et nüüd on Kremlis mingid tuuled pöördunud, sest nädala keskel toimunud kohtumisel oma ministritega tegi Putin enda kohta ootamatu ülestunnistuse. Lääne kehtestatud sanktsioonid siiski võivad Vene majandusele löögi anda. Ja nüüd tuleb tsitaat. Kehtestatud ebaseaduslikel piirangutel või Vene majandusele keskpikal perioodil tõepoolest negatiivne mõju olla, tõdes Putin. Kui suur see mõju on? Sellest Putin ei rääkinud. Millal see mõju võib tulla? Ja kellele on see mõju ikkagi suurem olnud? Et mis on peamine? Ehk et see, et neil ebaseaduslikul, ja küll selle üle me võime eks ole vaielda, seaduslikud, võib-olla nad ongi ebaseaduslikud, kas nad on ka ebamoraalsed, on teine küsimus. Aga et neil piirangutel Vene majandusele mingi mõju on, ei tähenda, et tegu oleks üleüldse mingi ülestunnistusega. Kui majandus siiamaani kasvas ja need numbrid on enam-vähemgi õiged, siis ta vähemalt palju ei kukkunud. Täpselt. Ilmselgelt. Ja see iseenesest, et Venemaa majandus sel ajal, kui me 20% inflatsiooni hinnaga kehtestame Venemaale sanktsioone, kui sel ajal Venemaa majandus kasvab, see tähendab, et meil on suur probleem. Lääneriigid on tõsise probleemi ees ja teadmiseks sellistele Rain Pruulidele, et see probleem on selles mõttes väga reaalne, et sellest järgmine samm on tegelikult ilmselt Ukrainale antava abi vähendamine drastiliselt. Et paraku on lääneriigid sellises olukorras, et nad on igasugustele majanduslikele tagasilöökidele, kas siis majanduslangus või inflatsioon, väga tundlikud. Ja see on tundub nii praegu, see on nüüd hinnang, aga tundub niimoodi, et see on üks asi, millega ei olnud arvestanud lääneriigid, kui nad neid sanktsioone kehtestasid, et Venemaa võib endale lubada majanduslangust, aga Lääne-Euroopa riigid ei või, sest nii kui majandus hakkab langema või hakkab inflatsioon tõusma, nii muutub avalik arvamus, millest siis lääne demokraatid juhinduvad erinevalt Venemaast. Ja see omakorda tähendab, et juba järgmisena vahetub kas võim või paraku võetakse kulutused maha. Berliin, kui ma seal viimati käisin, oli punaseid sõjavastaseid plakateid täis, sageli need olid suurte majade seina peal 3 korruse kõrgused, maha, sõda. Ja see on ka põhjus ilmselt, miks Saksamaa sotsiaaldemokraadid käivad nagu mööda seina ääri ja Scholz veeretab ümmargust jutumulli sellest, kuidas ta saadab 14 tanki Ukrainasse, mis on sama hea, olema ausad, sama hea kui 0 ja 14 tanki erinevalt Stoltenbergi väidetust ei võida sõda Ukrainale. Ega need meeleolud seal ikkagi, küll kohalikud valimised, linna peal nad midagi seal valisid, need punaseid plakateid oli seal erinevaid ja see sõnum oli seal sageli 7 keeles, araabia keeles, vene keeles, ukraina keeles, saksa keeles, ingles keeles ja see oli üks maasõda. Nii et seis selles mõttes on tegelikult täbar ja mida varem, ajakirjandus, tahaks öelda, et ajakirjandus vaatab tõele näkku, võib-olla see ei olegi tegelikult nii oluline, kuidas ajakirjandus tõele näkku vaatab, aga ajakirjandus peaks vahendama tõe inimestele, kes siis peaksid sellele tõele näkku vaatama. Mida varem inimesed seda teevad, seda suurem on šanss, et õnnestub mingit laadi negatiivseid arenguid ennetada. Näiteks seda negatiivset arengut, et lõpeb Ukrainale antav abi. Et see oleks see, mille üle me peaksime muretsema. Me tegelikult
ilmselt... Samas poliitiko ei muretse, selle üle otse vastupidi muretseb, et liiga palju on seda abi. Nii selline mulje on jäänud. Ja. No see on paraku probleem sellise kultuuriga nagu heade uudiste kultuur, et tegelikult oleks tõde minu arvates rohkem vaja, see on minu personaalne hinnang, kui häid uudiseid ja head uudised alandavad. See on natukene nagu püksi pissimine, et räägid häid uudiseid ainult, siis lükkad küll korraks saad sooja, aga pikas plaanis, kui see ära külmuma hakkab, siis on ja üldiselt ikkagi kannatab see napp usaldusväärsus, mis ajakirjandusel veel on, kui teda üldse on. Midagi ikka vast on, keegi ju loeb neid lehti. Kuigi palju seda loetakse. Ma kujutan ette, et inimesed, kes tellivad mõnda ajalehte, siis mõtlevad, et see on üks ilge jama. Okei, ma tellin selle jama ja loen seda jama. Midagi ta peab sealt leidma. Kui palju neid inimesi veel on, kes niimoodi mõtlevad, ei tea, on kindlasti täna märkimisväärne kogus. Ma kahtlustan, et ligi pooled inimesed, kes tõesti tegelikult mõtlevad juba niimoodi, et osa sellest, mis ma loen, on automaatselt jama. Kurt tõdemus. Teeme siit kiire põike korraks veel Pealtnägija maailma ja on siis Varro Vooglaid postitanud, keda Eesti ajakirjandus on millegipärast arvanud õigeks aastaid kottida ilma igasuguse aluseta, on osutanud kahjurõõmsalt ja põhjendatud kahjurõõmuga ühele faktile, nimelt on vahepealses kohus andnud õiguse, lõpliku õiguse Varro Vooglaiule kohtuasjas Florian Hartlebi vastu, kes esines siis laimuga ja üritas peale seda veel mahineerida sealt mingisugust hüvitist iseenese solvangu eest oma ohvrilt endale välja. See katse ei kandnud vilja ja selle valguses küsib siis nüüd Varro Vooglaid, et mida arvata Pealtnägija saatest, mis on tänaseks juba hea hulk aastaid vana ja mida näeme siin, et mida arvata sellest saatest, kus Anna Pihlmani siis nii-öelda kangelase tooli istuma sellesama Florian Hartlebi, teiselt poolelt eriti midagi küsinud ja lasi siis Hartlebil põhimõtteliselt teha endale soodsat suhtekorraldust, et kuhu on jäänud siis Rahvusringhäälingu erapooletus? On näha, et on jäänud ikkagi ajaloo prügikasti. Kohus on asjad otsustanud, vaielda enam kuskil ei ole, edasi kaevata enam kuskil ei ole, asi on selge, ühemõtteliselt paika pandud seaduse jõuga ja nüüd peaks siis ma ei tea, kui mina oleksin see Pealtnägija keegi asjapulk, siis üritaks võib-olla klaarida midagi, et oma väärikust kuigi palju päästa. No okei, läks halvasti. No ma ei tea, aga siiamaani küll ei ole näha, et sealt midagi juhtunud oleks. Kas võiks oodata vabandust Pealtnägija poolt? Aga kas nad on kunagi vabandanud? Mitte kunagi. Ma arvan, et neil on ennegi juhtunud selliseid kalasid. Korduvalt. Ja kui nad ei ole varem midagi teinud ega endale tuhka pähe raputanud, ma arvan, et seda ei juhtu ka nüüd. Võib-olla veel üks saade äkki Teele Holmbergiga, kes ei ole saanud veel oma poolt rääkida, et lihtsalt näidata ja osutada, et teie sõbrad ei tule meile ütlema, mida meie salvestame. Ja teha praegu üks saade veel Hartlebiga. See oleks stiil. Jah, see oleks juba põhimõttekindlus. Jah, tuuakse nii Holmberg kui Hartleb, kui isegi Kadri Napritson, Akunia ja kõik pannakse kolmekesti istuma nagu kolm kitsetallekest, kes siis saavad veel lapse vanker on seal kõige keskel. Seal rosettidega marmorist mälestusplaat võiks olla veel seal kangelaslikule rammimisjuhtumile või mis ta siis iganes. Ja saate lõpus üritaks veel Mihkel Kärmast rammida, Florian Hartleb paar korda. Selline väikene kunstiline ja pärast Johannes Saar saaks sellest kõigest kirjutada mingisuguse loo, kuidas nüüd enam ei rünnatud, ei mõnitatud ei dekonstrueeritud rahvuskultuuri, vaid konstrueeriti seda uuesti. Kuidas Eesti kohtu rassism sai väärilise vastulöögi. See oleks magus. Aga läheme tänase viimase teema juurde ja tegelikult siis see teema on võib-olla kõige rohkem saanud kajastust viimastel päevadel meedias ja eks ta üks keeruline teema ka tegelikult on. Võib-olla pealtnäha tundub ta lihtne ja näib nii, et jämedas joones inimesed on mingi poole valinud, on need, kes selles teemas näevad asja valgelt, on need, kes mustad ja proovime meie siin natukene siis asja läbi arutleda, võimalik, et ka vaielda ja teemaks endaks loomulikult siis Andres Mustonen või siis mõnede jaoks Andres Puhtonen, igal juhul Mustonen, nagu teada käis, siis Venemaal esinemas tuntud vanamuusika siis virtuoos ja maestro, stamp, dirigent, viiuldaja ja nii edasi aastaid ortusmuusikus asja, üldse vanamuusika asja on ajanud, käis esinemas ja sellest tuli kiiresti skandaal, sellepärast et
peatselt nagu, mõned päevad peale seda, kui ta tagasi tuli sellelt Trans-Siberi festivalilt, teatas siis Eesti Kontsert, et lõpetab Mustoneniga koostöö päevapealt ja torm läks lahti. Räägitakse, et Mustoneni tühistatakse, teised jällegi esitavad selliseid üpris karmi süüdistusi, et Mustonen on kui mitte päris Venemaa agent, aga siin on vähemalt üks inimene, kes kirjutas, et see oli siis keegi fotograaf, Kaupo Kikas kirjutas, et ei ole vähimatki kahtlust, kelle poolt kas Venemaa poolt või Ukraina poolt Andres Mustonen on. Ja natukene arutleme, et küsiks kõigepealt, mis on sinu arvamus, üldine arvamus, kas Mustonen on õige mees selles asjas ja teda tühistatakse või on ta, ütleme, mõistad sina teda hukka? No ütleme nii, nagu ta ise ütles, ta käis siis muusikaüritusel, mida on korraldatud 10 aastat ja tema on olnud seal 5 aastat artist ja vist kas peadirigent või vähemasti dirigent. Stammdirigent. Stammdirigent. Et järelikult on tegemist paadunud putinistiga, kes millegi pärast tabati alles praegu. Teolt. Jah, et 10 aastat on ta teinud rõvedaid putinistlikke kuritegusid, toetanud siis nii Gruusia sõda kui seda eelmist Ukraina sellist parasõda või mis seal oli. Ühesõnaga on toetanud üldse putinismi. Putinism on ju vana nähtus. On. Vana nähtus. Tükk aega Putin on juba palju aastaid juba. Väga pikalt seal, ma ei tea, 2000 algusest kuskil või veel varem. Ikka väga ammu aega. 10 aastaid on olnud, vahepeal küll Medvedevist vahetas ta korraks välja. Aga putinism ei kadunud jah kuskile. Ühesõnaga vana paadunud putinist, kes oleks tulnud paljastada juba 10 aasta eest. Esimene kord, kui läks sinna Transfestivalile, käed raudu panna, mitte lihtsalt nagu palgalt maha võtta. Mina olen ikkagi sellel seisukohal, et Venemaa ei ole midagi uut. Ja Eesti on sõdinud Venemaaga 1000 aastat. Üürikute järgi ilmselt kauem, aga ei ole nagu paberi peal kirjas. Ütleme 1100 aastat on nagu selge, on madin käinud, tegemist on põlisvaenlasega, aga kui seda juttu nüüd oled kunagi rääkinud, mis on siis olnud tavaline interneti kommentaar selle loo peale? Russofoob, nats, lollakas. Nii, ja nüüd järsku on kultuuriüldsus, mis pidevalt on vene kultuuri nii ja naa, aga Eesti vene kultuuri ääretult nagu mahitanud ja soosinud. Kui on vene nimega autor, näiteks Sveta Grigorjeva, siis on ju sellised oreliviled ja ohkimine ja ähtimine. Mida kõike, kõik sobib. Või siis Mari Saat või keegi teine kirjutab siis lihtsalt vene teemalise nagu raamatu, siis on see suur sündmus. Täiesti nagu vapustab. Aga mina näen selles kõiges rõvedat putinismi algusest peale. Minu meelest on see midagi sarnast, mida poliitikas viljeles Eesti 200, kui ta tuli. Venelaste kannatused, venelased kui sama võrdne identiteet, kõik need asjad, eestlastele jäägu nende pastel, aga põhiseadusest tuleb Eesti kultuur välja, kirjutada nii edasi, kuni bussipeatuse reklaamidena ainult eestlastele, ainult venelastele ja lõputu hala ja soig venelaste kannatustest. Kui teisejärgulisest rahvast Eestis sinnamaani. Ja nüüd järsku on see kõik muutunud, et mis mind selles häirib, on see täielik põhimõtte lagedus ja täielik nagu arusaamatus selles, mis see Venemaa ikkagi on ja mis ta on olnud. Need asjad on ikkagi siin väga valusad. Ja mis selle Mustoneni juures, miks me üldse praegu siin räägime, on selles, et meie riigil ei ole olnud põhimõttekindlust vormistada ära igasuguste kultuurisuhete lõpetamine Venemaaga. Võtta vastu mingi määrus, jumal teab mis asi, kui meil on terroristlik riik, nagu ta meil terroristlikuks on tunnistatud. Selline avaldus Riigikogu poolt tehti. See on tehtud. Siis peaks olema ka mingi rakendusakt sinna juurde, mis sellest järeldub, mida siis tehakse ja mida ei tehta. Ja kui oleks kuskil määruses kirjas, et kunstimeistrid ei käi Venemaal ja Vene kunstimeistrid ei käi siin ja kui nad käivad, siis on 3 aastat tingimisi ja 200 000 eurot trahvi, siis saaks igaüks teada, millega ta riskib ja mingisugused moraalijutud, mis on ju ilmselged, jääksid üldse ära. Ja kes segadus jääks ära, keegi ei küsis, kes see Mustonen on, seaduse rikkuja.
kurjategija, asi selge, aga praegu see asi ei ole selge. Ja inimesed, kes on seda Vene asja kogu aeg ajanud, lõputult ajanud. Ma mäletan, kes Indrek Hargla astus välja Kirjanike liidust, sellepärast Kirjanike liit surus kohalikule Vene kirjanikule Andrei Ivanovile peale Eesti kodakondsust. Ja Hargla ütles, et ta ei suuda seda sotsialismi välja kannatada. Tema võiks olla see Vene vastane, kes tegelikult on see tõeline moraali liider selles asjas, kuid selle asemel võtavad nüüd sõna nii-öelda kõige põhilisemate siis moraali apostlitena need, kes seni tegelikult on kõige rohkem kultiveerinud seda Vene sõbralikku suhtumist. Absoluutselt. Jah, täpselt nii. Minu meelest Eesti televisioonis on minu meelest see oli riigipühal, ma ei mäleta enam Mindisel, kui näidati stalinistliku propagandafilmi, ta oli nagu siis Vene filmi muusika nagu selline saade, kus siis Eesti muusikud tegid sellele, mis iganes film see oli, Jäälahingu teema põhimõtteliselt 38. aasta film, kõige ehtsam Vene šovinistlik nagu teos, sellele muusikat, kõik see võis ju kunstiliselt olla tore, aga see oli Vene propaganda, see oli Vene šovinismi propaganda, ehe sõja propaganda ja seda näidati Eesti televisioonis, seda tegid Eesti muusikud. Selle kõrval see, mida Mustonen tegi, et ta mängis kuskil Arvo Pärti, kes on ju õigeusklik ja on ka kirjutanud õigeusklikust, ütleme siis esteetikast lähtuvat muusikat. No siis tuleks ju Pärdiga ka midagi ette võtma. Ta on ju Moskvale alluva kiriku alam või ma ei tea, kus ta seal on, kiriku liige. Ta on teinud sellisest slaavi kiriku muusikalaadset asja. No siin peaks asi olema ju selge. Mustonen oli isegi midagi ette. Tema lihtsalt mängis Pärdi muusikat, ega tema seda ei kirjutanud. Minu meelest Pärt on siin palju suurem süüdlane. Sa tood välja kaks üsna tõsist asja. Üks on siis nimetame seda võltsvagaduseks või variserluseks. Täieliku põhimõtte lagedus, tuule nuusutamine ja konjunktuurlus. Kui on kasulik, ajame Vene asja, unustame kogu ajaloo, unustame väärikuse, unustame mõistuse ja kui tuleb kuskilt ülevalt poolt käsk, hakkame putiniste taga kiusama ja käsi väänama. Mustonen ei käinud esimest korda Venemaal. No püüame neid kõiki asju, siin on põhimõtteliselt on neid tõdesi, mida siin tasub minu meelest setitada päris mitu. Et mina olen sinuga selles osas tegelikult nõus, et siin seda võltsvagaduse asja tundub üsna palju olevat. Et kuidagi esiteks tuli hästi ootamatult, ta sattus hästi suure kella külge ja kõik see võttis väga kiiresti tõesti sellise, ütleme, nagu moraalijutluse või sellise avaliku moraali tunnistuse või mingi sellise usutunnistuse vormi. Ja usu pärast ei tohi inimesi taga kiusata. No kui seda oleks läbi viinud ühiskond, siis ma saaksin aru, sellepärast, et ühiskonnal minu arvates on õigus tegelikult anda moraalialaseid hinnanguid, väljendada oma suhtumisi, kuid antud juhul tekib tõesti küsimus, et kas ütleme sellised institutsioonid nagu Eesti Kontsert või siis... Kas keegi on valinud Eesti Kontserdi kuskil? Ei ole ja kas nad sobivad moraaliliidri rolli? Kas nad esindavad mingisugust, ma ei oska öelda, mingisugust osa ühiskonnast? Ei esinda, need on bürokraadid. Pigem mitte, et siin tegelikult olekski pidanud laskma rääkida sellistel inimestel nagu Indrek Hargla ja nii edasi, ehk et oleks pidanud ootama kuni esiteks avaldama selle uudise ja ootama kuni moraaliliidrid, päris moraaliliidrid teevad suu lahti ja avaldavad oma arvamust. Kui sellele ei jõudnud ära oodata ja Eesti Kontsert ruttas näitama nagu oma moraalsust, siis jätab mulje, et tegelikult oli tegemist mitte moraalialase hinnanguga või tegemist oli tegelikult pigem suhtekorraldusega ja kui see nii on, siis see jätab muidugi asjast näruse mulje. Olenemata sellest, ütlen kohe ette ära, olenemata sellest, mida arvata Mustoneni teost, selle juurde me veel jõuame ja sellest me saame ka rääkida. Aga see kõik, millest me praegu räägime, on sõltumata sellest, kas Mustonen oli õige või ei ole. Ja minu meelest seda ju arutati Riigikogus, et kui Riigikogujad on ikkagi meie rahvasaadikud, need ei ole mingid kultuurikontori bürokraadid. Nad esindavad rahvast ja on kõrgema võimu nagu, see käsi, mis siis seda kõrgemat võimu teostab. See kõrgema võimu käsi lihtsalt kirjutas üks umbmäärase üriku, et meil on tegemist siin naabriga, kes on terroristlik riik, aga ei teinud sellest mingeid järeldusi, mida nüüd teha tohib ja mida teha ei tohi, ei täpsustanud mingisuguseid käitumisreegleid, mida me nüüd enam ei tee. Olgu, otsustasime, et on terroristid, aga teeme kõike seda, mida enne. Miks me siis seda üldse otsustame? Ja sellega jäeti siis otsustamine tegelikult üksikjuhtumite ja üksikisikute kanda. Riskid jäeti üksikinimestele ja tekib küsimus, et miks tegelikult Riigikogu nihverdas ennast sellest vastutusest ja võib-olla sellest otsustusest ja võib-olla isegi sellest
kultuurist või siis mõttekultuurist ära, et selle asemel teha tegelikult seda, mis on nende ülesanne. Et teha tegusid, tegid nad lihtsalt mingi umbmäärase avalduse, mis tekitab segadust. Aga selgust nad ei loonud, ehkki nad oleksid võinud väga selgelt võtta vastu mingi avalduse, mille järgi, kuidas seda siis sõnastada, oleks kõige parem, et mitte just hukka mõista, aga ütleme, võtta vastu kas või mingi otsus, aga kas on lihtne öelda üks lause et kultuurisuhted selle riigiga on lõpetatud. Täpselt, et või katkestatud. Või loetakse ebamoraalseks ja nii edasi ja oleks asi selge olnud, siin ei ole mingit halli ala. Või karistatakse vabaduse kaotusega kuni 5 aastane kogu vara konfiskeerimisega. Kõike võid kirjutada. Sa oled ju seadusandja, tee siis seadus. Sa oled udu. Sest põhjendatud küsimus muidugi, mis sa esitasid mulle enne, oli tõesti see, et kas on siis keelatud, mis ta tegi. Ja vastus on tõepoolest, et ei, see ei ole tegelikult keelatud. Aga miks ta ei ole siis keelatud, kui see on vale? Kas ta on siis vale või ei ole? Kui ta on tõsine kuritegu, mingisugune Vene poolt võitlemine Ukraina rindele, siis see peaks olema keelatud ja seadusega keelatud, mitte jäetud kontoritädide otsustada, on tööl, ei ole tööl. See nii kergelt ei tohiks pääseda nii raske kuriteo eest üldse. Lõpetati mingi suhe. On faktiga juhul, et see keelatud ei ole. Käsitleme mõned sellised põhimõttelised, printsipiaalsed küsimused korra kiirelt läbi selleks, et veelgi täpsemalt orienteeruda sellest. Kuna moraali küsimus sageli on keeruline küsimus, siis esimene küsimus kõigepealt faktid sirgeks, kas see muusikafestival ikkagi on putinistlik festival, või on tegu millegi õilsaga? Kuidas nüüd sellega lood on? See on küsimus, et kas see on nüüd... Kas muusikafestivali putinismi otsustab see, mida seal mängitakse, see, ütleme, eeskava, et kui seal on Pärt ja Šostakovits, kas see teeb putinistlikuks selle ürituse? Ilmselt ei tee. Ilmselt ei tee. Mis siis teeb selle? Otsime asju, mis võiksid teha. Mis see võiks olla? Esiteks mängis koos Mustoneniga isik, see oli siis pianist, kes, mis ta nimi nüüd oli, mulle tule M-tähega, naispianist, kes ilma kahtluseta muidugi on putinist ja kes on seda ka ise öelnud, et ta on rääkinud siin erinevat juttu, muuhulgas seda, et ta on Putini usaldusisik ja igatepidi on seda toetust väljendanud. See ei tee tingimata putinistlikuks kogu seda festivali. Festivali, ma saan aru, korraldas Vadim Repin, keda siis Mustonen oma sõbrana nii-öelda korduvalt nimetas ja tõi seda ka põhjuseks. Ei ole, mina otsisin viiteid, et Repin oleks midagi öelnud selle kohta. Ma ei leidnud ühtegi, mitte mingit infot selle kohta, et Repin ise oleks kuidagi otseselt Putini meelne. Ja mina sain aru, et Mustonen ei ole ka mingisugust kägu ajanud. Ilmselt nii ongi, aga siin on siiski üks asi, et tekib küsimus, et lõpuks kust see raha tuli, millest see asi tehti, kogu see festival. Ja siin on küsimus, et see on, ütleme, lihtsustame ära, tegemist on Putini rahaga või siis administratsiooni rahaga ja üldiselt see tavaliselt Venemaal näitab, kui valitsus paneb oma raha alla, tegemist on mitte päris kultuurisündmusega või vähemalt mitte ainult kultuurisündmusega. Kui Jelisarovi raamatukogu hoidja tõlgitakse eesti keelde, trükitakse, eks ole, ära, kirjastatakse varrakus ja tuuakse raamatulettidele, siis on seda ka mahitanud Vene riigi see tõlkefond, mis iganes ta nimi nagu täpselt on. See on ju ka Putini raha. No on. Kuigi Jelisarov on pärit Harkovist, on ta tegelikult maailmavaatelt tibla. Kõige ehtsam nõukogude nostalgiaga suurvene šovinist, kui seda raamatul. Väga hea raamat, hästi kirjutatud, mis näitabki seda, kui hästi venelased oskavad oma propagandat teha tegelikult tänapäeval. Et on sellise verise fantasy, põneva ja groteskse raamatu vormis, aga selle maailmavaade on tegelikult jõle. No minu arvamus on, et see muusikafestival pigem ikkagi on putinistlik selles mõttes, et ehkki ta ei olnud võib-olla propaganda vaimus, see punalipud otseselt äkki ei lehvinud, siis sellegi poolest tegelikult raha tuli täiesti valest kohast ja selle kohta on siis Mustonen öelnud, et sõbrad, et mind ei huvita, kust raha tuleb, et mina ei loe seda raha, mina ei loe ja nii edasi, kui tõsiselt võetav see jutt nüüd on? No... Võib-olla ongi selline kunstiinimene, et istub nurgas, mõtleb oma õilsaid mõtteid, tinistab mandoliini hommikust õhtul, ei loe ühtegi lehte, ei vaata telekat, on keskendunud mingi keskaegsetesse ürikutesse, loeb sealt mingisuguseid pooletoobiseid nagu käsikirju. No ei tundu realistlik, eks ole. Mitte eriti. Ei tundu realistlik. Eriti kui inimene leiab ikkagi selle koha, kus tegelikult ilmselt väga lahkesti tasu makstakse honorari. Me võime kindlad olla, et seal Venemaal see honorar ei ole mitte teistest kohtadest väiksem, et sinna ei mindud mitte metseenlusest, vaid sinna pidi raha tegema. Peab tunnistama, et ei ole väga usutav jutt.
see elevandiluust torni jutt ja tavaliselt tuuakse teda siis mängu, kui on mingi ilge jama ja kui tegelikult on käinud kunstnik, ütleme niimoodi, et lihtsalt pappi teenimas ja seadnud, no võib ka nii, minu sõnastus oleks, et seadnud oma isiklikud huvid tegelikult võib-olla ühiskondlikust tunnetusest või ühiskondlikust, ütleme nii, et on seadnud oma isiklikud huvid ühiskonnamast ettepoole. Et siis hakatakse rääkima seda elevandiluutorni juttu, et mina, sõbrad, elan palju kõrgemal, mina ei olegi päris see ühiskonna liige. No ega need asjad päris nii ei käi ikka. No mina kui vana russofoobia nats ütlen selle peale, et noh, kui ma üritan mõista, minu jaoks on aru saamata, minust ei peaks üldse neid vene asju ajama, ei oleks pidanud kunagi, põlisvaenlane on põlisvaenlane ja need kultuurisuhted ei oleks tohtinud kunagi hakata üldse ajama. See on minu isiklik seisukoht. Aga kui näiteks on selline Mustonen, kes on terve eluaeg seda teinud, karistamatult, ilma igasuguse hukkamõistuta. Keegi ei ole kunagi kobisenud tagala. Ja otse vastupidi, esindas Eesti kultuuri ja nüüd tekibki küsimus, et kuhu see Eesti kultuuri esindamine nüüd sõja ajal siis kadunud, mida ta nüüd siis esindab? Nüüd on Pärt muutunud putinistlikuks kultuuriks või? Ma ei saa sellest aru nagu hästi. Et tegelikult on ju, kultuur on alati mingisuguse ideoloogilise laenguga. No muusika on seda muidugi võib-olla kõige vähem. Seal ei kujutata midagi, seal ei öelda konkreetselt ühtegi lauset ega mõtet välja. Kuid siiski meenutame Wagnerit ja nii edasi. Kõik meenutavad sellistel puhkud alati Wagnerit. No Wagnerit jah, aga samas jälle džässmuusika nagu ka ei olnud nagu mingisugune asi, aga näed, öeldi, et kõigepealt mängid džäss ja siis reedad kodumaa, et ka sealt leiti seda poliitilist nagu laengut. Et nii ja naa. Et mitme otsaga asi, lähme edasi, meil on mõned faktid veel selgeks vaielda, et kas sinu arvates Eesti Kontserdi otsus Mustoneniga päevapealt suhted lõpetada oli kohane või oli vale? No ütleme, juriidiliselt ma arvan siiski kohane ei ole, et kui ta seadusi ei rikkunud, no moraal on teine asi, aga inimestel on erinevad moraalid. Mustlasel on üks moraal, moslemil on teine moraal, juudil on kolmas moraal ja kindlasti on veel Eesti Kontserdil on neljas moraal. Ja selleks, et need erineva moraaliga inimesed saaksid koos ühes ühiskonnas elada, nii et nad ennast ära ei tapaks. Selleks ongi seadused tehtud. Seadus on kõigil üks, moraal on kõigil erinev. Või väga sageli on erinev. Et selles mõttes moraal ei ole nüüd see asi, millest piisaks ainuüksi nagu ühiskonna nagu korras hoidmiseks ja käigus hoidmiseks. Ja siin on, moraaliga on praegu kõik korras, aga seadused ei ole moraalile järgi tulnud. See on see paha asi. Ja siin on ikkagi ainult seadusandjale nagu näkku sülitada, mitte midagi muud siin nagu teha ei ole. Ma siis deklareerin ka enda mõtte ära, et minu arvates Eesti Kontserdi otsus Mustoneniga päevapealt suhted lõpetada oli formaalselt kohane, aga arvestades millisesse rolli Eesti Kontsert ennast sellega pani just kui moraali apostli rolli, siis selle poole pealt ja ka arvestades tegelikult ajendeid, et üldiselt institutsioonid ei lähtu moraalist. Institutsioonidel ei ole, nagu me teame, moraali, vaid neil on kaalutlused harilikult, siis sellest nurgast vaadates ma pigem ei kiida seda heaks. Ehk et formaalne õigus tõenäoliselt oli lõpetada koostöö, aga minu arvates sellist moraalset õigust selles mõttes ei olnud, kuid õiendan siiski ära, see ei tähenda, et minu arvates oleks Mustonenil õigus või et Mustonen käib seal Venemaal hetke poliitilises olukorras mängimis, et see oleks õige. Minu arvates oli täiesti vale. Minu meelest on tegemist putinistide omavahelise arvete õiendusega, sest seltskond muusikuid, kes minu jaoks on nad kõik ühesugused. Kui on vaja, võtavad selle Aleksander Nevski propagandafilmi Stalini aegse nagu soperdise, teevad sinna väga uhke nagu soundtracki, esitavad seda avalik-õiguslikus televisioonis ja käivad ringi nagu õiged mehed ja siis lasevad ühe teise omasuguse lahti, täpselt samasuguse, isegi palju väiksema teo eest. Minu meelest Aleksander Nevski laadi nagu propaganda, nagu ilmselge propaganda filmi nagu selline kui kultuuriväärtuse väljatoomine on palju suurem eksimus kui nüüd Arvo Pärdi mängimine kuskil festivalil. Minu meelest on see niimoodi. Tõsi, sellega peab nõus olema. Ja praegu tuleb öelda, et suuremad putinistid nagu õiendavad, et suured putinistid tõllas ja väikesed võllas on minu nagu lihtsakoeline järeldus sellest. Selle järeldusega mina olen nõus. Veel üks väikene repliik, et mida ütles siis, erinevaid asju ütles Mustonen ise, ütleme seda kas enda õigustuseks või enda kaitseks, mina kuulasin seda suhteliselt palju ja ütlen ära enda koondmulje. Kõik see, mida Mustonen rääkis minule personaalselt, see ei ole absoluutne tõde, vaid lihtsalt minu arvamus. Mind see ei veennud, ma ei
absoluutselt ei aktsepteerinud tegelikult seda juttu. Minu mulje kujunes selliseks, et tõenäoliselt Mustonen läks sinna lihtsalt raha teenima ja otsustas, et las nad, mis siin ikka saab juhtuda, ma lähen teen oma punktid ära, tulen tagasi ja eks siis näe, mis saab. Ja tegelikult ei arvestanud võib-olla sellega, et paljud inimesed, hea küll, las Eesti kontsert olla, aga et paljud inimesed kindlasti panevad sellist asja pahaks, kus ta teatud määral ikkagi ei ole lojaalne. Et natukene mõtlesin ja esitasin 2, ütleme, kontrollküsimust, mida ma enne saadet sulle ka esitasin ja mis mingis mõttes on ebamugavad tegelikult ja nad setitavad selle tõe välja. Ma toon nad uuesti esile. Et need, kes arvavad, et Mustonenil moraalses mõttes oli õigus, ei ole midagi hullu, et nüüd Venemaal ei tohi käia nüüd siis mängimas muusikat, et see on ju hea. Et need võiksid proovida vastata 2 küsimusele. Esiteks, Mustonen ütles, et tal on suurepäraseid sõpru nii Ukrainas kui Venemaal ja tema on seda Slava Ukraini asju kogu aeg ajanud ja kritiseerinud Venemaad ja saatis kellelegi kirja, väga tore. Et kui tal on sõbrad Ukrainas, huvitav, kui võtta 10 sellist Mustoneni sõpra Ukrainas, siis mida nemad arvavad sellest Mustoneni käigust Venemaale? See on peaaegu sama hea kui öelda, et mul on väga häid sõpru nii vägistatute kui vägistajate hulgas. Et sul on väga raske on ennast mõlemale poolele korraga, eks ole, seada. Ja kui sa, oletame, et kui sa elad nüüd vägistatute riigis, eks ole, vägistatute ühiskonnas, siis tegelikult ei ole sul ikkagi võimalik mõlemas ühiskonnas nii-öelda maine kaotuseta elada. Sama lugu siis, et tõenäoliselt neist 10 sõbrast 10, võib-olla 9, oletame, et üks on selline tohutu, ma ei tea, võib-olla, et ta lihtsalt on Donbassist pärit või Luhanskist, aga ülejäänud 9 ilmselt ütleksid Mustonenile, et Andres, see jutt, mis sa räägid. Ja küll, see on nüüd esimene ja leebem näide. Läheme kangemaks. Oletame, et meil käiks Eesti ja Venemaa vahel hetkel sõda, et tapetakse mitte ukrainlasi, vaid eestlasi. Ja nüüd toimub mitte 10, vaid 11. Transiberi festival. Ja Andres Mustonen sõidab sinna uuesti esinema ja saab sealt päris hea honorari. Kas see oleks okei? Et nüüd, Aga seda on ju juhtunud. Teise maailmasõja ajal olid ju osa eestlasi olid sakslaste pool, osa olid venelaste pool ja seal Vene poole peal olid ka kunstimeistrid, näiteks Valgre ja paljud teised, oli kunstnikke, oli kirjanikke. Aga nad viidi ikkagi Eesti korpusesse ikkagi väga vabatahtlikult, mindi ka vabatahtlikult, oli ka neid. Ja mõni ka põgenes, oli ka selliseid. Palusalu ikkagi lasime enda soidi ja laukaid, eks ole, et koju saada. Aga hea küll, samas me oleme ka neile hinnangu andnud. Et selleks ei olnud vaja isegi Eesti korpusse minna. Meil oli võimalus astuda siin sama sävituspataljoni nagu mitmed ausad eestlased. Või olla küüditajad nagu Smuul. Ja ma ei näe, et Smuulile oleks mingisugune adekvaatne hinnang antud. Tema nägu pronksi valatult on ikka kirjanike maja seinal. Aga sinul on ju need rusikas taskus hetkel. No, mõnelgi veel, aga need on üksikud. Kirjanike liidus ikkagi see üldine meelsus see oleks kadunud sealt seina pealt, kui see meelsus oleks see teemat on korduvalt üles võetud, aga see ei ole jõudnud kuskil. See rusikas peaks olema tegelikult taskus kõigil, kaasa arvatud Sveta Grigorjeva, kui ta ennast eestlaseks peab ja nii edasi. Et paraku paljudel ei ole, et tegelikult see ikkagi on probleem, et juhul kui oleks see Mustonen sõidaks järgmisel aastal, juhul kui peaks Venemaa Eestile kallale tungema, Mustonen sõidab ikkagi sinna, kuna ta on sõber vaid Imre Repiniga, siis sorry sõbrad, see jutt ei päde. Aga mis me räägime ainult hävituspataljonist või küüditajatest, me ei ole ju tegelikult nõukogude, Eesti nõukogude sellele kultuurile ju mingit hinnangut andnud. Enamus olid ju kollaborandid, mitte kõik, kaugeltki mitte kõik. Oli Runneli taolisi ja Viidingu taolisi ja Valtoni taolisi, toon ainult kirjanike, kindlasti oli ka kunstnik hulgas ja mujal. Oli selliseid normaalseid Heino Kiige taoliseid nagu tervemõistuslikke eestimeelseid inimesi, aga väga suur osa olid ju ikkagi limukad ja palju oli ikkagi kaasajooksikuid ja tõpraid. Enamus? Või 50-50? Ma isegi on raske öelda. Minu meelest mulle tundub, et isegi tänapäeval on repressioonid julmemad. Et väga sageli Vene ajal ikkagi näiteks, kui Teet Kallasel oli mingi probleem ja ta oleks vangil jäänud, siis vanad kommunistid päästsid ära, sokutasid hulluma ja seal ta kirjutas oma romaani ala, heliseb, kõliseb, tuli välja, ta ei läinud vangi. Aga ma ei tea, kui näiteks praegu ikkagi minu arust praegu need asjad enam nii ei ole, et minu arust seda julmust ja stalinismi on rohkem kui Stalini ajal isegi. Teeme siit viimase kokkuvõtte, et võtame kuidagi Mustoneni asjad selliste paari märksõnaga kokku, et minu märksõna ei kavatse hellitada, et minu meelest
puht moraalses plaanis on jällegi rõhutan minu isiklik arvamus, ma ei pürgi mingiks moraaliapostli rolliks. Mustonen käitus täiesti valesti, ei oleks pidanud minema. Jutt, mida ta selle selgituseks ajas, oli häma ja jama ja kokkuvõttes oli see vale, aga see ei õigusta tegelikult minu arvates seda institutsionaalset tühistamist, mis lahti läks Eesti Kontserdi eestvõtul. Ehkki ma saan aru, et Eesti Kontserdil formaalselt on õigus lõpetada maksumaksjate poolne Mustoneni rahastamine, siis tegelikult jättis see ikkagi minule pigem mulje võltsvagadusest ehk variserlusest ja just väga hea point on sinu poolt tegelikult välja toodud, ütleme sellised kaalukausside erinevused, et nüüd järsku asuvad siis moraali epistlit lugema need, kes tegelikult on varem käitunud nagu täpselt vastupidiselt, et oleks tulnud ära oodata tegelike moraaliliidrite arvamused. Meil Eestis on need täiesti olemas. Eesti Kontsert nende hulka pole kunagi varem kuulunud, see on esimest korda, kui Eesti Kontsert arvab, et tema peab moraali küsimustes olema juhtiv jõud. Ta ei peaks seda olema. Ta ei ole seda. Ta ei saagi olla. Täpselt. Vähemalt arvestades seda, mida nad on siiamaani teinud. Et see on see kokkuvõte sellest minupoolne, et tõenäoliselt neid inimesi, kes mõistavad hinges tegelikult Mustoneni hukka, on piisavalt palju, aga see ei õigusta repressiivset sellist, ütleme, lömitavat või võimutruud või ma ei teagi, mis meeldida tahtvat sellist käitumist, mis lahti läks. See teine on palju suurem probleem kui see, et üks üksik kunstnik otsustas, et tühja kah, las karjuvad, neil on 2 kätt ja 1 kõri, lähen võtan korjan oma raha, teen selle asja, ei hakka sõbrale kehvasti ütlema. Et see teine on suurem probleem. Aga siin on taustal veel see asi, et üldiselt see tühistamine on meil ju väga ebaõiglane. No võtame Tõnis Mäe juhtumi. Talle läbinisti, täiesti. Jah, täiesti, õige Eesti inimene, väga ei saa... Eluaeg Eesti asja ajanud praktiliselt. Algusest peale, lõpuni välja, põhimõttekindlalt, ausalt. Ja välja arvatud üks pisikene, ma ei mäleta, kas oli 1 või 2 aastat, kui ta Rootsis oli, aga see selleks, meil kõik nõrkud. See on inimlik. Paljud läksid pagulusse ka sõja ajal või pärast sõda ja keegi ei saa nüüd öelda, et nad päris mingid närukaelad sellepärast paljud oleksid surnud, kui nad oleks läinud. Mägi on ajanud Eesti asja tegelikult läbi elu, mitte tema ei ole seisnud kõrval, ta on aktiivselt seisnud ja riskeerinud, et ajada Eesti asja. Ja kui tema on tühistatud ja tühistamised sageli on sellised, kus juures tühistatakse ikkagi eestimeelseid inimesi, siis kui vaatad, et Mustonen on võetud ette, tekib kohe nüüd on jälle üks õige eestimees ette võetud. See näib niimoodi. Isegi kui ta võib-olla ei ole nii õige. Aga selline mulje kipub jääma. Tühistamine jämedas joones on muutumas probleemiks ja see kindlasti ka natukene lisab kaalu sellele diskussioonile. See kõik on ebaseaduslik. Väga lihtne oleks, kui inimesi karistatakse ikkagi siis, kui nad rikuvad seadust, mitte siis, kui see kellelegi ei meeldi või mingi kari tuleb kokku ja hakkab kaagutama. Võtame sellega tänase saate kokku. Siin oleme saanud erinevaid mõtteid väljendada seoses Andres Mustoneni juhtumiga ja võib ilmselt kokkuvõtlikult öelda, et see väga mustvalge juhtum ei ole, kuid siiski loodetavasti midagi mingid terasid jäisid pinnale, millele tähelepanu osutada. Moraalselt ei olegi mitte mingit kahtlust. Küsimus on selles, et meil ei ole seadus, ei ole moraaliga kooskõlas. Meie seadus on moraalne. Ja ütleme ka nii, et siin moraaliala etteheiteid on siin erinevaid. Ehk et tegelikult Mustoneni moraali küsimus on üks küsimus, aga tühistamise moraali küsimus tegelikult seisab mõneti antud juhul Mustoneni asjast eraldi. Ja mida me räägime Lasnamäe või Narva kohta, kus on suur osa elab Vene kodanik ja me teame, et Vene kodanikud 80%, Eestis elavad Vene kodanikud on putinistid ehk Putini valijad. Mis otsuseid me nendega peaks tegema, kuidas me nendega peaks siis käituma, kas nad tuleks töölt lahti lasta või 80% neist töölt lahti lasta, et oleks võrdne kohtlemine Mustoneniga, kes ei ole kindlasti nii hull putinist, kui Putini valijad on. Kindlasti ei ole. Ja kindlasti ka Mustonen ei olegi ilmselt putinist. Ma kardan ka siin niimoodi, et ei ole. Ta võis olla egoist selles olukorras, kuid mitte putinist. Ja kui putiniste üldse kuskilt otsida ja kellegi töösuhteid taheta lõpetada, siis peaks vaatama üle meie venekeelse meedia, mis saab riigilt miljoneid ja leidma sealt need putinistid ja nende kõrvu rullima. Meil on seega palju valusamaid küsimusi, mis kõik on mitte lihtsalt vastuseta, vaid need on küsimata. Tegelikult tuleks neid küsida selleks, et teenida mingit kõigust üleüldse hakata siin kellelgi Mustoneni üle kohut mõistma. Meie sellega tänase saate tõmbame kokku. Täname kõiki vaatamast. Järgmisel nädalal uus meediakriitika. Kohtume nädala pärast. Head õhtut. Kohtumiseni.